rekordib ka. Akviile kiits on väga hea. On. Väike reklaam ka. Käisingi lapsega poes. Vaata korra. Väga hea. Me saamegi intro panna. Mis vee sina võtad Rogerile? Mis ta valis sulle? Jah? Jah. Kurat, ta teab mind paremini kui ma ise. Ja. Teeme intro ka siis, jah? Jah, tohi. Okay. Minul klappe pole, nii kuulake ise, kuidas mind kuulda on. Oota, ma kuulen. Tere kallid kuulajad. Meil on siis järgmine Kolmikpauk podcasti osa salvestamine ja me saime täna endale külla Roger Andre. Seal on mina. Mul juhtus midagi, ma liigutasin korra seda. Sa ei kuule ennast või? Nüüd kuulen. Okay. Nüüd kuulen. Nüüd ma olen tagasi. Väga hea. Suutsin midagi ära lõhkuda seal juba. Nii, meie nagu ikka Tess Vaas, Kauri Sosi. Kauri Sosi. Ja Roger, sa tulid hambaarsti juurest. Jaa, tegin 2 back-to-back hambaarsti visiiti. Ja jah, enne seda käisin trennis. Käisin söömas, sain sõbraga randomly kokku. Nii et jah, tuleb veel mul Kevin Hardi päevaplaan. Ja siis ta tuli lihtsalt siia ja ütles, et vahet pole, mul pole nagu nii sittagi teha. Mul nagu pärast õhtul veel Muhusse. Jah, show. Muhku. Me teeme Kiisa show ja siis veel Muhku ka õhtul. Jaa. Mis Muhus on? Ma ei tea. Lihtsalt hängima, relaxima. Inimesed ikka käivad Muhus. Jaa, mul naise emal on seal suvekodu. Siis me läheme sinna. Okay. Äkki saab mingit puuriita laduda või midagi? Oleks äge. Ja pärast saab veel põllumajandusministriks. Kes teab? Mine tea, seal nagu masinat, sellist masinatehnikat, raske tehnikat ei ole nagu. Sellest on kahju. Ma tahaks hullult, mul hullult meeldib. Väiksena kogu aeg maal, traktorid, kõik asjad. Kas sa nägid, kui nad käisid protestimas siin Tallinnas? Need lätlased või? See, kui lätlased ründasid meid oma masinapargiga või? Lätlased? Kõik need John Deere'id ja need. Ei, see oli mingi nali, et Läti ründab meid. Kui traktoritega tuli. See oli vist mingi uudistes või mingi teema oli, jah. Aga ma mäletan küll, et olid. Aga ma ise ei käinud. Kas oli Tallinna oli siis nagu umbes või? Ei, pannud tähelegi selle. Ma ütlen ausalt. Poleks uudistes olnud, ma oleks arvanud, et see on välja mõeldud. Ma sain hea lavapiti sellest endale vähemalt. Jah? Oota, sa käisid ise ka sõitmas seal või? Ei käinud. Mis asja? Helisin tuttavatele, kas te lähete, ütles mõttetu. Nad teevad lihtsalt maamessi 6 aega varem ära võtta. Ja. Seda küll, jah. See väga ei olnud läbimõeldud. Keegi kuskil sitta ei loopinud midagi, mingi piima kuskile maha ei kallatud, nii et. Nad oleks pidanud jah mingi septiku tünni kaasa võtma või midagi. Ja siis korki vaikselt maha keerama. Sandril oleks ülihea meel olnud. Oota, millest räägite üldse? Põllumeeste protestist. Siis kui traktorid käisid Tallinna peal. See oli mingi paar aastat tagasi. See oli mingi 5 aastat tagasi. 6, 7? Ei, see oli tegelikult nädal tagasi. Ei olnud. Paar nädalat tagasi. Oota, aga ma mõtlesin mingit hoopis teist. Ma mõtlesin seda, mis oli kunagi ammu. No võt, sa isegi ei teadnud, et nad protestisid. Nad olid Jüri ringi kinni pannud ja... No jaa, aga see on... Mis nad protestisid siis? Tahavad toetusi juurde saada. Või me tahame, vabandust, meie põllumehed tahame toetusi juurde saada, sest et liiga vähe on. Ja see on nii naljakas, et nagu ei juletud Jüri ringist vaata kaugemale minna. Seal läheb liiklus keeruliseks nagu juba. Ei taha, kust ma seal pärast Ülemiste peal ma ei saa tagasi. Ma ei pääsegi enam kunagi maale. Samas jah. Ei, neil on full stress. Traktor on kallis, jaa. Ei, ma tean, maainimesed ei oska ringteed üldse vaevu, nad ei saa sitta karu sellest. Jüri oma on vähemalt nii suur, vaata, et nad ei saa aru, et see on ringtee. Siis nad ei karda nagu. Ja ma ei tea, kus see Hendrik Terras elab. Nad olid tema maja juures käinud. Ta on kuskil Viimsis või? Tead, ma isegi nii täpselt ei tea. Ma arvaks, et ta on nagu mingi Põhja-Tallinna poiss. Kunagi ta elas Kalamajas. Või mingi kuskil seal. Nad olid Terrase maja juures käinud. Terras oli ise ka öelnud, et ei, mina olen ka siin teie poolt. Ma ise ka protesteerin praegu. Ja. Oli seal intervjuud teinud, et mina ka põllumeeste poolt. Ei, ta on nagu lõbus poiss küll ja ma ei tea, kui hea, vast on hea poliitika, aga mul ei ole õrna mugi. Ma ei tea, vaata, tal on armsast silmad vähemalt. Jaa, ta nagu väga midagi ei tea ja ta väga midagi ei tee, aga ta on väga armas. Nagu mina. Midagi on ikka jamast ju. Kas ta on seal 4. augus, jah? Vist, ma ei näe siit, aga... Teises. Okei. Siis ma tean, et seal 4 on katki sellel puldil vist. Või siis oli sellel meie puldil 4 katki. Ma ei mäleta. Üks nendest oli see, kuhu Louis liimi pani. Nagu kogemata. Ta kleepis neid siia, vaata.
ja siis tal olid näpud liimised. Ja siis ta vist pani midagi, lükkas sisse sinna ja siis see ei tulnud enam välja ja see lõhkus ühe pesa ära. Aga ma ei tea, vaata, meil on täpselt see sama Rodecaster Pro. Et võib-olla see oli meie omal. See on äkki uus. Okay. Teie päikesejänkusi salvestasite ka siin või? Kunagi jah. Me tegime kõike siin ju. Tussisööjad oli siin. Sa oled vaadanud üldse? Ma olen kõik päikesejänkude osad ära kuulanud. See on uskumatu. Otsast lõpuni kõik. Korraks kõik või? Ei, no ma olin jõhker fänn. Jaa. Aga ei, ma tegelikult kujutan ette, et nagu põllu peal on nagu ülihea. Aega on nii palju. Traktoris on niimoodi kuulata. Ei, sest meil nagu reaalselt, kui me Austraaliasse läksime nagu enne juba, siis me juba vaatasime, mis asja, meil on Austraalias nagu mingid kuulajaid asju. Meil on ka kusjuures. Aga podcast ongi vist ja see ongi nagu põhiline teema. Vist nagu seal on nagu sul ei ole sittagi. See on huvitav, ma elasin kaasa teile nagu. Mul oli juba nagu, kes on halb, kes on hea, et Roger hea, Dan halb. Järgmine kui Roger ütles midagi sitast, Aidi, Dan on ikka parem, Roger ei ole. Kas te tegite kohe algust videoga podcasti? Ei. Me tegime alguses ju, tegelikult me alustasime üldse seal Kennis, vaata Tartu seal, Kennis seal all on see raadioruum. Me hakkasime seal tegema üldse. Seal tegid enne juba see külapood tegi seal, tussikad tegi ka seal ja siis, no me elasime Daniga ka seal lähedal, meil oli ülihea seal teha nagu. Siis mingi aeg, kui me kolisime Tallinnast, siis me hakkasime siin tegema. Ja siis... Ja ma mäletan, Genka oli meil siin esimene külaline. Ma mäletan, ta astus ukse pealt sisse, siis ta vaatas seda ruumi sõna pealt. Siin teeme või? Ja siis mingi telefoniga filmisime seal. Aga mingi hetk ma mäletan, me hakkasime filmima. Ma ei mäleta nagu täpselt peast, aga me mõtlesime, et YouTube oleks nagu hea asi, vaata, mida teha. Ja siis me kahetsesime nagu mingi 2 kuud seda, et me video tegime. Miks? See on raske kokku panna. Ei, mitte isegi sellepärast. Telefoniga kusjuures üli lihtne. Meil oli siuke vahejupp, see pani heli kohe nagu sinkis pildiga ära, vaata. Aga tegelikult sellepärast, et lihtsalt üli ebamugav oli alguses. Me ei suutnud nagu niimoodi riffida ja niimoodi olla, nagu meil varasemalt Pinge on peal, on ju? Ja mingi teistsugune oli, jah. Aga nagu nüüdseks oli juba see, et täiesti savi nagu. Meil on just oleme ka ära harjunud. Me tegime just 3 osa tegime ilma videota ja siis meil tekkis mingid fännid, kes ütlesid, et te peate tegema videoga. Ma surusin. Test suruse. Siis me tegime ja siis ma sain aru, et see video ja selle heli kokkupanek on tegelikult keerulisem, kui ma arvasin. Ja see on ülikeeruline. Sest see on sellepärast, et pilt ja heli liiguvad eri kiirusel ja siis sa võid alguse paika panna, aga siis sul lõpp läheb nagu singist ära. Ja siis ma pidin endale võimsama arvuti ostma, sest et see fail, mis sealt tuli, see oli 70 giga ja mul arvuti ütles, et ei. Sa filmid 4K-s või? Alguses tegime, nüüd teeme HD-s. Ei 4K on mõttetu. Aga ikkagi 10 giga on praegu üks fail ja siis pluss see on. Mis arvuti ostsid? Dell Precision. Mingi mänguri moodi arvuti. Peaased mitte Mac. Et mingi hea graafikakaardiga siis juba saad... Aga sest Macidel on, vaata nüüd need Airid ja need, millel on M-Keep. Sa saad nagu MacBook Airiga legit Hollywoodi filmi ära montida. See M-Keep on nii võimas nagu. See on võimsam... Ma olen Maci vastane. See on võimsam kui lauaarvuti. Ma tean, aga... Ja see poiss näiteks, kes mul Specialid on editinud ja niimoodi, ta teeb ka seda nagu Airi peal. Mis on nagu insane mõelda, et me oleme jõudnud nüüd sinna, kus nagu läpakas võib olla nagu kordades parem kui lauaarvuti. Oota, mis selleks vaja on? Midagi, lihtsalt M-Keepiga läpakad. Okei. Tõmbad selle DaVinci Resolve'i endale vist, arvatavasti seal teevad kõik, on ju? Tead, ma isegi ei tea, igal ühel on mingi oma asi. Siis kui ma tegin üldse iMovies. Sest ega ma ei oska, ma ei ole nagu mingi arvuti tüüp. Okei. Ei, ma ka ei ole, ma ChatGPT-ga õpin järjest, kuidas neid asju teha. Ja siis ma vaatasin YouTube'ist mingid tüüpi, kes näitas, kuidas iMovie't kasutada üldse. Ja siis ma hakkasin nagu sealt, aga ma ei tea, tegelikult see ei ole kõige parem. Ja seal on kindlasti mingid paremad, mingid Sony Vegased ja ma ei tea, mis paganama asjad. Ja osadel on veel ju see, et sul on need, no mis tegelikult on game changer, on ju, on siis, kui sul on mingi siuke proge, kus sa saad AI tool'e kasutada, vaata. Ja nad tegelikult mondivad ise ära ja teevad kõik asjad nagu ise ära, sa pead mitte midagi tegema. Näiteks ma lasin oma speciali ka, kui ma neid reelse tegin, on ju. Ma lasin tollel poisil Reiol, tal on nagu siuke, et ta sai põhimõtteliselt tegi kõik selle vaata juba ära, selle formatimise. Selleks reelsiks nagu laia selle. Ja see AI nagu ise otsib üles, sa paneb iga kord su keskele, sa ei pea hakkama ise midagi nihutama. Siis lasin terve tunni niimoodi tal nagu mulle saata, et see on nagu, ja siis lihtsalt lõikasin ise.
sellega ma saan hakkama. Okei. Tahtsin küsida, kuidas teil nagu alguses olid jaotatud need ülesanded, et kes podcastis mida teeb, et kes paneb üles, kes mondib, kes... Oi jumal, see oli nagu, pigem oli niimoodi vist, et Dan hakkas Spotify'sse panema, mina hakkasin YouTube'i panema ja siis oligi, et Dan vastutas audiofaili eest, saatis audiofaili ka mulle ja siis kui meil alguses oli vaja, aga siis kui me saime selle Telo jupi, siis oli jah niimoodi, et ma lihtsalt ise panin siis nagu video kokku ja siis ta pani nagu Spotify kokku ja siis sellepärast oligi see, et YouTube'i jõudsid asjad normaalsel ajal ja Spotify'sse mitte kohe. Aga nüüdseks, nüüd me võtsime endale Tõnu ja Tõnu teeb kõik ära, nii et me lihtsalt tuleme kohale ja hakkame rääkima. Aga kui kaua teil läks aega enne, kui esimene Patreoni osa tuli? No nüüd alles hakkas tegema. See alles nüüd oli ja ma arvan ikka mitu aastat. Ja tegelikult vaata, meil on nagu see, et meil on nagu siuke formaat, et me oleme nagu hästi luusi-kuusid. Et meil on nagu, meil on Patreon, kuhu me lubame, et me teeme ekstra episoodi, me ei tee. Aga meie nagu fännid saavad aru ka, vaata. Et see on rohkem nagu siuke, et every once in a while tuleb see ekstra episood sinna. Ütleme, et iga kuu, aga ta kindlasti ei tule iga kuu. Aga varem tuli iga nädal, on ju? Ei, ta tuleb nagu selles tavaepisood jõuab varem Patreoni. Ehk siis mingi nädal aega umbes varem. Aga seda ka nüüd, kui meil praegu väike paus oli, siis me nüüd panime ka otse üles. Nii et see on niisugune fluiidne asi. Ja. Aga me tegelikult tahame lihtsalt hoida oma podcasti nagu tasuta. Ja me tahame, et me ei peaks võtma endale mitte mingisugust... sellist sponsorit, kes meie elu vaadetega kokku ei lähe võib-olla. Jaa, see on õige. Tahtsingi öelda, et teil oli 200 episood, on ju? Päiksejänkudel. Mäletad seda, kui te tegite kõne? Ma isegi ei oskaks öelda, mitu episoodi ma praegu teen täna. Üle 200. On jah? Ma arvan, sa tead paremini kui ma olen fänn. Siis nagu meil ei ole Täniga õrnaimuga ja siis ülitihti, kui keegi ütleb ka, seal te rääkisite, meil on see, et me ei tea. Okay. Ühesõnaga 200 episood tõstsite neid kõnesi vastu, mäletad? No neid laivis. Ja mingeid oleme teinud küll ja vaat ma olin esimene, kes helistas. See oli mingi paar aastat tagasi. Aga võib-olla me isegi saime aru ka siis või? Kas sa siis tegid stand-upi? Ei teinud. See oli mingi pool aastat enne, kui ma tegin stand-upi. Mis sa ütlesid seal siis? Ei, lihtsalt helistasin, ütlesin, toredad poisid olete, midagi te küsisite, on ju. No siis ma ütlesin, ma olen Viljandist, et kui Viljandisse tulete suvetuurile, tulge paadiga sõitma. Tän ütles, et pane numbri kirja, huvi pani. See on ka jah see, mis me teeme. Me ütleme, et me lõikame asju välja ka, mida me ei tohtinud öelda ja me ei lõika neid ka välja. Ja meil on sama. Ja, see on siuke mugav, vaat. Iga kord, Kauri lõika välja. Ikka jääb sisse. No pole vaja. Nee, las olla. Vaatan, kas ma saan sellega teha. Nagu LeBron James joob. Otse ülmärg olen ka nüüd. Aga see nagu nägi äge välja korraks. See läheb thumbnail. Kas sul on mingi teema sellega, et seal võib bakterid olla, siis sa ei taha seda otsa lutsutada? Ei ole üldse. Okei, ma mõtlesin, mis... Kus sul tuleb? Ei, ma lihtsalt proovisin. Ma mõtlesin, ma proovin, nagu, et kui ma nägin seda tila siin otsas kohe vaata, siis ma olin nagu holy shit, see oleks nii cool. Laseksin endale suhu, et nagu rock'n'roll. Oi. Me käisime siin, sellepärast ma kutsusin su siia tegema, et tulin varem Tallinnasse, käisin lapsega kiropraktikus, on ju, saatsin ta bussi peale kell 1, esimest korda elus, nüüd sõitsi bussiga, ta on 10 aastane, on ju. Esimest korda elus bussiga, nüüd just jõudis juba Viljandisse, ema võtab seal vastu ta. Ja siis käisimegi poes ostmas neid asju ja mis tahtsin rääkida. Sa hakkasid rääkima, mis sul selles mõttes on naljakas, et panid lapse kiropraktikus ja siis saatsid bussiga tagasi, et kõik see hea töö oleks nullitud. Mingi ebamugav bussi iste. Ei tea, kujul see ikka olla saa. Ei, tegelikult ei saa, jah. Ta ei viitsid, ma ütlesin, et sa võid olla päev otsa minuga, et ootad siin, pärast oled show'le, et ütles, et ta ei taha, ta ei jõua. Tal on mingi oma asju teha. Oota, vana ta on? 10. Ja elu seest ta ei viitsi siis teha. Oota, miks sa Rogeri kutsusid siis? Point oli sellest, ma tahtsin midagi teha Tallinnas, ma teadsin, mul on vaba aeg nüüd terve päev kuni show'ni. Ja siis ma küsisin, mõtlesin, et kellegi võiks kutsuda küll. Eile käisime Janariga erakat tegemas, seal kuskil Võrus. Ja siis Janar ütles, et kirjuta Roksile, Roks nagu nii tuleb. Ja ise nagu ei oleks julgenud, sest miks sa peaks, meil on 12 osa alles salestatud. Keda huvitav, vahetale. Ma käisin top 3 podcastis, siis kui seal oli mingi, vist ei olnudki kedagi. Okay. Ma ei mäleta. Me tegime niimoodi, et me käisime selle, siis oli ka niimoodi, et selle Johannesega käisime, mängisime Pinksi.
siis ma nagu, ma suitsetasin ta nii kivisse, nagu ta ei saa munnigi aru. Ja siis me hakkasime salvestama ja ta ei osanud küsida ka midagi, ta ei teadnud. Ta pani mingid set-up'i 1,5 tundi püsti. Aga sellepärast sa küsid, kas kell 3 on hot mic, küsisid üle, vaata. Igaks juhuks, jah. Ei, siis, aga mul läks meelest ära tegelikult, et mul oli täna hambaarst ja siis oligi, et kui ma nagu magama läksin, siis ma vaatasin, oh my god, ma bukkisin nii palju asju. Ja siis ma mingi, et täna läheb hullu tempoga. Okei. No, aga kõik on võimalik. Tore, et sa jõudsid. Hea meel. Vaat ja siis... Ühesõnaga, eile oli äge erakas, meil käisime Võrumaa arenduskeskusel, mis oli tänuüritus, sotsiaaltöötajad tänati. Ja siis mõeldi, et kõige parem koomik, keda kutsuda sinna esinema on Janar Peterson. Ja siis nagu esimene rida täiesti surnud. Ei julge naerda nende asjade üle. No, Janar tegi seda oma kiriku bitti, vaatasin, jõudis punchini, siis kõik vaatasid. Kas võib naerda siukse asja peale? Väga siuke pidulik vibe oli, aga tegime ilusti professionaalselt. Janar 15, mina 15. Nad ei julgenud äkki naerda, vaata, mõtlesin, äkki nad ehmatavad Janarit ja siis peab keegi hakkama pesema. Äkki ta situb täis ennast, siis sa pead hakkama seal voolikuga vaata, et meil on ikkagi tänuüritus, nad ei viitsinud tööd teha äkki. Pluss nagu enne meid pidas üks mees väga monotoonse ja kurva kõne. Ja siis kutsuti meid peale. Jumala hea warm-up. Ei, aga see setup nägi juba horrendous välja. Ma nägin need storit. Oh my god, ma vaatasin samal. Publik on 10 meetri kaugusel lavast. Ja ma mõtlen nagu vaene Janar. Vaata nagu selles osas ka, et ta on selles toolis, on ju. Ja siis ma mõtlesingi, et oh my god, kui rahv, nagu, et kui sa bombid private'il, vaata. Ja nagu, et see pressure, vaata, et ta ei saa kohe ära ka. Oligi kõige naljakam, kuidas nendelt sai mingi emotsiooni kätte sotsiaaltöötajatel, oli see, et Jana ütles, et aitäh, ma lähen ära ja mina tegin veel ütlesin tänud ja näeme ja siis Jana hakkas tagurdama nende kaldteede poole ja kedagi ei olnud seal vastas ja siis olid kõik siuksed ütlesid rahunege maha, ma kohe lähen appi. Ei seda küll, et vaata, mida nad ei tea on see, et Janar nagu kaotas oma motoorse võime, ma ei tea, kas see on tegelikult õige termin, 14 aastat tagasi. Ja kui ta hüppas peakat. Ehk siis ta on nagu Red Bull athlete, vaata. Et see, et ta läheb kaldtees selge ees alla, tal on nii pohhu, vaata. Ta juba on ratastoolis. Ja ta on nii teistsugune, vaata. Et selles mõttes, kui keegi oleks nagu mingi sünniga nagu ratastoolis olnud või haigus või whatever, vaata, et siis see on ikkagi nagu, ta ei ole nagu ekstreemsportlane, nagu Janar on. Et selles mõttes küll. Nad ei ole, kindlasti pole selleks valmis. Ma vahest küsin ka Janari käest, et kas on nagu hirm ka või? Ta ütles, et ta on juba ammu alla andnud. Ei, ta on nii Tal ei ole mõtet karta. Ma kujutan ette, et ta läheb voodisse ka niimoodi, et ta teeb omal selle strappi lahti, vaata, ja siis ta lihtsalt sõidab täie pasaga selle tooliga vastu voodit ja kukub sealt, vaata. Niimoodi välja, kõmm. Ja siis ta on lihtsalt fuck it. Kusjuures tal on praegu Pealtnägija külas filmi võttada. Tuleb pärast meile show'd ka filmi. Ja, aga mõtle, kui lihtne teda filmida ka on. Sa lihtsalt paned selle statiiviga kaamera talle tooli külge ja GoPro. Ja go nuts lihtsalt ja sõida ringi. Võtame sind üles. Teil kogu aeg fookuses, what the hell, vaata. Mingid eelised on. Ei, tal on ülipalju eeliseid ikka. Kui sa niimoodi mõtled, siis vaata see, me näelisime nii aegelt seda ka, vaata, et see, kui tuli see ligipääsetava stand-upi, vaata see, tegite neid postitusi, et kui palju showsid on ju, ja siis nagu, et nagu logistiline nightmare, vaata, et ühest Eesti otsast teise tagasi, whatever, vaata. Ja siis, et arutasime, et see on siuke huvitav, et vaata, et te saate teha nagu üliägedat tuuri, ülipalju nagu venusid, täis saalid ka vaata veel. Ja siis, aga et mis ongi nagu kogenematus võib-olla või ongi see, et kuidas neid ruume järjest bookida, et sul oleks nagu logistiliselt mõnus sõita ka seda vaata. Ja siis, siis Kaspar ütles ülesti, et tegelikult Janaril on ju pohhu. Ta on nagu nii päev läbi selles samas toolis. Sa arvad, et tal on vahet, kas ta on nagu autos, kas ta on kuradi laval, saalis. Tal on kogu aeg see sama feeling vaata. Tal ei ole see, et see pikk sõita jääb kangeks, kui tal on nagu null seda. Et jah, et kui te logistikat teete, siis te peate laskma kellelgi teisel teha, mitte Janaril vaata. Ma ei tea, mis seal valesti läks selle nädalavaatuse, kus meil 3 show'd oli. Mustvee, siis järsku Saaremaa. See oli, midagi läks seal valesti, aga ma ei tea. Janar ütles, et ta rohkem nii ei tee. Aitäh sulle, Janar. Ja tegelikult oli tore seiklus. Oli küll, jah. Pluss nagu see, et te näete nagu Eestit, vaata ka, see on ka üliäge osa.
kui ma mäletan, kui ma hakkasin stand-up'i tegema ja mingid esimesed tuurid asjad, siis ma käisin nii paljudes kohtades, kus ma polnud kunagi varem käinud, polnud sattunud ja siis oli järsult oli siuke tunne, et what the hell, et kuidas ma nagu Eestit nii hästi tean, mingid teed on peas, vaata, sõidad kuskil nagu mingi, pärast nagu mingi tuurivälisel ajal, vaata, kuskil autoga mingi private'il pead olema, kui me tuttav koht. Täitsa lõpp, ma oskangi siia sõita ilma veisita. Ei, kus nagu Sillamäel käisime ja seal Saaremaa tipus seal Kihelkonnas ja mul on siuke tunne, et ma olen välismaal. Ma pole siukest Eestit näinudki nagu. Kuidagi hoopis teised sina ei käinud Sillamäe. Kas Sillamäe ei ole mitte Saaremaal või? Ei. Sillamäe on Narva küljel. Ma ei ole Narvas ka kunagi käinud. Et ma ei ole seal kandis julgenud käia. Sa ei ole Balti jaama turul ka käinud? Jaa, täna käisin esimest korda Balti jaama turul. Päriselt? Jaa, ma mõtlesin, et see on suvaline maja, paar kohvikut ja täiesti rets koht ju. See on jõusaal ja kõik asjad on samas. Juhker. Üli must ja räpane ei ole või? Ei tundunud, kus just täna. Tuvid, parmud. Oota suve. Täna tundus nii viisaks seal kõik. Nagu see turuosa väljas on nagu fun ja hästi kallis. Aga seal sees ja ma ei tea, see Toidu tänav kuidagi läheb hästi nagu disgustinguks. Okay. No praegu oli vähe rahvast ka ja kõik oli nagu hästi. Kuule, Janaril oli üks küsimus tegelikult ka eile, mis ta küsis, ükene filosoofiline küsimus, et ei tea, kas, vaata, me teeme tasuta tuure, et kas me nagu hellitame inimesed ära, kas me rikume nad ära sellega, et näed, saate tasuta ei. Või siis pigem on ikkagi, sest meie algne idee oli see, et me teeme reklaami järgmiseks aastaks, et järgmine aasta hakkame piletiga tegema. Et kas see on reklaam või see on see, et nüüd nad ootavadki tasuta asju? Ma ei tea, ma ei ole nagu mingi siukene müügipsühholoogia aineid võtnud ülikoolis, ma ei kujuta ette. Ma ei usu väga. Aga mis, sa teised koomikud pole sellest rääkinud, et kas see nagu mõjub hästi või halvasti Eesti stand-upile üldse? Üleüldiselt ma arvan pigem hästi. Nagu selles mõttes, et see ongi ju nagu, ühest küljest nagu ligipääsetav selles mõttes, et tuletegi ju sinna väiksesse lokaali ja mis iganes on väiksesse linna, aga teistpidi ligipääsetav nagu ongi, et kui keegi ongi finantsraskused, whatever, ta saab selle maitse suhu, on ju. Ta saab ka kogeda, mis asi on live'is, näha stand-upi. Sest et kõik ei saa ju maikidel käia, open maikidel Tallinnas. Pluss nagu, kui sa elad kuskil nagu kaenlaugus ja sõidad nagu Tallinnasse open mic'i vaatamas, see finantskulu ja see, kui sita show sa saad seal, see ei ole väärt see. Aga jah, et ma arvan, et üldises mõttes see on ikkagi positiivne. Ma ei oska öelda, nagu selles, kui ma mõtlen, nagu, et mul ei ole siukest tunnet mingi, et oh my god, et mis mingi, kas siis keegi minu pileti ostab, kui muidu saab tasutavat, seda ma, nagu see ei ole üldse nagu isegi päris. Aga kui mõeldagi nagu selle sama pundi peale, nagu, et kui te juba teete niimoodi tasuta ringi peale, siis kindlasti, kui te panete pärast pileti, kindlasti on vähem inimesi. Nagu 100%, ma arvan. Selles mõttes, mitte nagu mingi meeletult, aga ma, ikka nagu vaata, mingid inimesed tulevadki ju lihtsalt tasuta, davai. Et see on ju üli hea müügiartikkel, eriti kui ongi maakoht, kus tegelikult seal ei toimu suure tõenäosusega midagi. Seal kindlasti mingid pingod asjad ja vahvad on ju, aga see nii teistmoodi ja siis ongi see, see on tasuta, davai, kuule, sõber, sina sealt, lähme vaatama mingi tasuta asi, üli lihtne nagu ära rääkida kedagi, vaata. Aga jah, kui seal on juba piletihind küljest, siis on nagu... Ja pluss see, et siis nad tulevad juba, et ma olen maksnud, näita nüüd. Et teine vaib üldse. Jah, aga teisalt sa võid ka mõelda, et siis nad on ka jälle võib-olla rohkem nagu valmis ka, vaata. Et kui nad nagu nüüd on maksnud, nad nagu veits on nagu see, et nad teavad, mida nad umbes saavad, vaata võib-olla või. Ja eelmine aasta nägid ka, on ju, värkina. Jah, et nagu pinge on kindlasti nagu esineja mõttes nagu suurem, on ju. Et kui sa mõtled, et inimesed on nagu maksnud raha ja võib-olla palju raha maksnud või see sõltub. Me paneks 7 euri. Seda, et inimestele anda raha eest, vaata. Jah. Et samamoodi, vaata, kui ma nüüd tegin oma seda seebikat, on ju, ma tegin ju kallima piletihinna, kui muidu oli olnud. Sellepärast, et ma nagu, ma lihtsalt nagu mõtlesin selle peale, vaata, et okei, kui ma tegin 2 aastat tagasi tuuri, kus ma teen sama hinnaga, kõik teised asjad on nagu kallimaks läinud. Ma ei ole savudiiler, et forever 20 euri on kets, vaata. Et nagu, savudiilerid kõige paremad üldse, vaata. Üldse savu ja mesi. Ja narks, igasugune narks, kuidagi nagu inflatsiooni mõjuta narkootikume müüki. Ja super, nagu müts maha kõikide diilerite ees. Aga ma ei saa midagi teised businessid ei suuda välja mõelda siis, diilerid mõtlesid kohe välja. Plus neid aetakse taga,
keeruline elu ja nad ikka tulevad nagu klientuurile vastu. Et see on insane ja mul on ülihea meel, aga lihtsalt nagu jah, et siis mul oli ka nagu kohe see, aga ma tahan ka ju rohkem pakkuda, vaata. Ja siis me tegime minu tuuril alati nagu produktsioonid ja sükest asja rohkem teinud võib-olla, kui mujal tuuridel tehakse. Ja seekord me nagu viisime ka selle veel järgmisele tasemele. Et selles mõttes, jah. Okay. Et nagu põnev on ka endal, et kui sul on lihtsalt rohkem võimalusi, vaata. Et ma arvan, et inimesed ei pahanda, siis kui sa üleüldises mõttes vaatad, ega ma ei teinud mingit müstilist pileti enda. Ma nagu kõikidest teatri asjadest, muudest sellest ikkagi odavam, vaata. Aga jah. Kuidas sul üldse müüs see tuur nüüd paremini kui üldse kunagi varem või kuidas? Jaa. Sul läheb kogu aeg üles mega nagu. No loodame. Ega ma ei tea, aga siiamaani on nagu väga fun olnud küll. Mul ema käis ka Viljandis vaatamas. Ütles, et väga hea naeris niimoodi, et valutas igalt poolt pärast. Ütles, et see Svammi meren oli. See on minu lemmik ka. Et see oli nii hea lihtsalt, et ütles, et inimesed ümberringi kilkasid. Ja ta ütles, et soojendajad olid ka väga head. Ta oli nagu kõigega rahul. Ja Viljandis meil oli veel Ricochet ka, vaata. Räppis alguses ja niimoodi. Seda ei rääkinud kusjuures. Seda ma tegin jah niimoodi, aga ma arvan, me nagu selle lõpuks selle õige, kuidas seda teha, me mõtlesime välja Tallinna showks, siis kui oli see Merekultuurikeskus. Viimsis ta oli ka, aga Viimsis me tegime ka me tegime iga kord tegelikult natuke teistmoodi. Et see oli ka see, mis me seekord võib-olla, mis ma nagu, vaata kui ma Essat-tuuri tegin, on ju, ma olin ülistressis. Ma mõtlesin, et okei, inimesed maksid raha, ma ei saa pombida, nad tulid mind vaatama, oma heas usus, on ju, pluss mul läks tegelikult Essa-tuur väga hästi. Ehk siis mul tekkis nagu endal see pinge, et okei, et inimestel on nagu põnevus, nad hullult ootasid, et ma läheks tuurile, ma teen oma Essa-tuuri, nad tulevad, aga mis siis, kui nad pettuvad, vaata? Mis siis, kui nad ei taha tulla? Ja siis, kui ma hakkasin oma seda järgmist probleemi tegema, mis oli mul siis teine tuur, siis ma olin ka nagu stressis müügi pärast. Ma ei tea, kas neile tegelikult see Essa nii väga meeldis, et nad tahaksid uuesti osta pileti, vaata. Aga siis selle läks ka väga hästi ja siis ühesõnaga, aga et Essal ma olin jah hullult stressis, teisel ma suutsin juba nagu niimoodi veits nautida. Ja nüüd, ja kui Essal oli alati see, et kui mingi setup või asjad oli mulle alati, et see peab nii olema. Me peame selle nii tegema, see peab täpselt nii olema. Siis sellel teisel tuuril oli ka nagu niimoodi, et me panime nagu seda produktsiooni osa kõike seda juurde ja hullult ajasime ka taga, et me tahame kindlasti nii. Ja siis nüüd oli nagu see, et meil oli nagu veel rohkem produktsiooni, aga me tegime veel niimoodi, et me tegime iga kord natuke erinevalt, et saada rohkem nagu seda ma ei tea, kas feedback on õige sõna, sest me ei ootanud nagu publikult mingit feedbacki, vaid me lihtsalt nagu kogemust tahtsime saada. Proovid, et mis toimub. Ja, et näiteks oligi, et seda Ricocheti asja samamoodi, et me tegime üli erinevalt. Me tegime niimoodi, et ta tuli lihtsalt niisama jalutas välja, hakkas rääkima, kes ta on. Inimesed olid võib-olla alguses nagu, et me tulime stand-upi vaatama, mis asi on, mingi teistmoodi on, siis me tegime seda niimoodi, et me tegime talle mingi hullu intro ja siis lõpuks ma arvan, mis tegelikult nagu kõige paremini töötas, oligi see Tallinna oma, kus me tegime niimoodi, et ta läks nagu areenasid tehakse muidu, et ta läks nagu siis peale juba sellel hetkel, kui inimesed kogunesid veel nagu saali. Okay. Et hakkas nagu juba varem pihta ja siis kõik inimesed jõudsid saali ära ja siis ta tegi veel veits aega ja siis ta kutsus alles nagu koomiku peale. Ja et siis oli ka, ma mõtlesin nagu, et muidu inimesed tulevad, nad kuulavad mingit playlisti või midagi. Aga fuck it, ma annan neile live-artisti, kuulake live-muusikat. Et nagu jah, ma ei tea, me mõtlesime lihtsalt, et proovime mingeid asju. Ja siis oligi hästi palju nagu erinevaid siukseid õppetunde nagu. Ja erinevates ruumides näiteks me ei jahtinud nagu hullult mingi, et mul peab nüüd olema mingid need värvid või mingid toonid või asjad või mis iganes. Me lihtsalt küsisime valgusmeestelt, mis teil siin kena on ja vaatame mingid asjad läbi ja rääkige kaasa ja mis teil siin varem töötanud on ja siis vaatasime, me tegime põhimõtteliselt päris igas ruumis me nagu täiesti erinevaid värve ka ei teinud, aga me vaatasime, erinevad LED-id, erinevad asjad teevad nagu erinevaid värve. Ühesõnaga jah, see on ka mitte stand-upi jutt, aga rohkem siukene show-produktsiooni jutt juba. Okay. Üks asi, mis sa naerad? Mul on nii palju küsimusi. Käisin Viljandis kunagi ka sinu tundi vaatamas, see oli oligi vist järgmine probleem ja siis alguses Aidas tegid siis seda ja sa tegid viimast ka Aidas vist. Ja, aga ma tegin vahepeal selles Sakala keskus. Ei, ma tegin ühe korra Ugalas?
oi, Ugalas pole keegi teinud meist, aga ma tegin selles, kus see Muda on, tegutseb, see Muda tüübi nimi on Muda, vaata, perekonna nimi ongi Muda, tal on, mul ei tule ta see lokaal praegu meelde. Tal on ka mingi Viljandi väike lokaal. See mõtled konservatoorium? Jaa, see on üliväike. Ja ma tegin seal 2 tükki järjest ka, siis kui mul oli selle järgmise probleemi second leg nagu nii. Okay. Aga jah, sa käisid siis Essal legil? Jaa, ma käisin ja siis oli see, et alguses lasite nagu jõhkralt tossu, on ju. Ja siis, kui ma käisin oma kaaslasega, kellele ei meeldi see toss, on ju. Eks naine. Fuck, nüüd on nagu algusest tuju rikutud juba. Tõin ta siia, nüüd on kõik tossu täis, nüüd ta ei saa hingata. Aga kas te ei ole mingit tagasisidet saanud, et toss on liiga palju? Oi, me panime see, me oleme iga aasta Võrus, ma ei tea miks. Aga meil alati juhtub Võrus nagu selle tossuga mingi jama ja seekord juhtus ka, meil tuli nii palju tossu, et tuli see enne show'd tuli tuletõrje kohale, meil läks mingi tuletõrje häire lahti, nagu mingi täiesti. Aga vaata, neid tosse on erinevaid ka nagu ja siis me kasutasimegi, mis inimestele ei meeldi, on nagu toss, aga heiser, see on kallim. Kas see on nagu aur siis või? Ta on nagu siuke peen. Ta on nagu siuke teeb häguseks, ma ei tea, kas te seda tuuri käisite kuskil vaatamas? Kahjuks mitte, Janar on nii palju ära pukkinud. No mis kurat, ei tegelikult vahet ei ole. Aga ma mõtlesin lihtsalt, ma saaks öelda, milline see heiser välja näeb. Aga jah, ta on põhimõtteliselt siuke nagu ülipeen udu ja siis ta jääb nagu seisma ruumi. Ehk siis mis sa teed on, nagu toss on nagu siuke, et see näeb välja nagu midagi põleb või nagu mingi lõke, vaata, tuleb siukest hästi palju siukest rõvedat paksu tossu on ju. Aga heis on jah niimoodi, et sa lased teda nagu juba mingi 45 minti enne, kui inimesed üldse tulevad. Sa lased nagu ruumi täis seda ja siis ta nagu jääb sinna. Me oleme näinud seda vist. Seda näiteks, teatris on kõige parem lasta, sest teatris sa saad nagu lasta niimoodi, et sa lased ainult lava täis nagu põhimõtteliselt. Ja meil on olnud see. Ja siis... See mõtleb Vändrus? Ei, mingi hiljutine show oli. Aga ühesõnaga jah, see teeb kõik nagu leedid, kõik siuksed asjad, palju efektsemaks. Rogerist ütles, et see on kallis. Aga see oli mingi tagasihoidlik siukene tausta laval ainult. No ei, see tõesti võimalik, sest see on osadel saalidel, see on enda olemas. Meil oli. See nagu täiega sõltub ja mis masinapark neil on nagu. Keegi lasi, jah. See on ka lahe, et me paneme asjad paika, on ju. Räägime kõik asjad läbi helimeestega ja valgusmeestega ja nii paigas. Läheme pileteid tegema, kui hakkab show. Ja siis teeme pileteid ja siis lähen korra vaatan saali. Fuck, toss. Ilma, et keegi oleks küsinud, me laseme lihtsalt tossu siia saali. See on päris lahe, kui nad nagu ise teevad seda. Hästi paljudes kohtades nad ei taha teha isegi, vaata. No meil on vanem kontingent ka, pensionärid ja neil ei meeldi üldse toss. Me oleme tagasisides saanud ka, et toss ei meeldi. Aga vaata, te küsite ka nagu tagasi, et vaata, ma ei küsi. Meil on vaja. Ei, aga muidugi see on nagu täiesti, see on ka nagu fun. Mulle meeldib ja ongi, nüüd on ebamugav, vaata käisin Viljandis Maidule spotti tegemas ette, on ju. Ja siis oligi nagu, tegin ära ja siis mõtlesin, et kurat tahaks seda tagasi, et siis tulime, et meil pole. Aga no see on siuke kahe otsaga, vaata, ega sa ei saa, mingi friik kirjutab sulle tagasiside, ega ta ka võib-olla ei saa aru, mis ta täpselt tahab. Et rohkem ropendamist tahaks. Me oskame juba nagu eraldada, sorry, ma sõidan kogu aeg sõitu sisse. Me oskame juba eraldada nagu friike ja päris tagasi jätta, et see on mingi linnuke, mille peab kastist täitma, vaata. See on friik. Jah, et kui sa ei ole friik, pane linnuke siia ja siis me näeme. Jah. Küsi oma küsimus ära, ma sõidan kogu aeg sisse sulle. 75% on puhveti järjekorrad. Ja, see on kõige suurem probleem, et puhvetis on valed asjad. Valed asjad? Kui on liiga palju õlut. Järjekord on liiga pikk ja paus on liiga kaua. Ja paus on liiga lühike. Või paus on liiga lühike. Puhvetis on ainult õlu, puhvetis ei ole õlut. Puhvetis ei ole konjakit, puhvetis on ainult konjak ja vein, kõik kogu aeg on häda. Mul on üks tegelikult teemakohaline küsimus küll. Küsi. Ma vaatan vahepeal, et filmib, sorry. Jaa, jumala eest. Ja vaata. Sul on mingit ekraani, ei saa keerata siia poole või midagi või? Filmib või? Ei, sest Mattias ka kunagi, kui me Teloga tegime, siis Mattias Naan oli ka kogu aeg, vaata, kui ta meil külas käis, ta oli alati ülistressis, ta oli meil käib, ma ei näe, et tal käib. Meil eelmine kord läks vist poole peal, läks tühjaks või midagi. Sa saad veel teha, sa saad panna peegli taha. Meil on peegel sinu? Ma ei usu. Meil on seal, Danil on seal laua peal üks siuke, aga teate küll milleks. Aga siis ühesõnaga, paned mingi peegli sinna taha, nagu siis sa umbes näed, vaata. Peame ära tegema selle. Kuskilt siuke mingi väike peegel, sa oled maapoiss, sa võib-olla oskad ise seda liiva ja kuuma ja siis teed peegli valmis.
mul on ahi olemas. On päriselt siuke ahi? See on mingi ülikuumaks peab olema. Nii, tegelikult ma panin ka küsimuse kirja, vast, et mul jookseb kokku kogu aeg endal, vaata. Sa tahad seda mängu teha? Ei ole see mäng, see on küsimus. Mul on nüüd ka küsimus. Okei, ma olen vait vahepeal. Sa teed 35 minutit rahvalikult soolotundi teha Kaurisosi soolo. Jah. Mis sind rohkem häirib, kas vaikne publik, liiga purjus publik või üks inimene, kes arvab, et on ka show osa? Mitte midagi. Päriselt. Mul nagu ei ole vahet enam. Sind ei häiri miski, no? Mitte miski või? Nagu seepärast, et kui publik on nagu vaiksem, on ju, ma ei tea, atmosfäär on mingi teistsugusem, sa harjud ka nagu sellega, vaata, nagu see on siuke kuulamine, on ju. Sa harjud nende rütmiga ära ja siis ongi, et sa hakkad ehitama nagu nende rütmi peale võib-olla, on ju. Kui on liiga purjus, no okei, võib-olla liiga purjus, samas, ma ei tea, kui ma tegin Maidule sooja, see Pärnu oli tal insane, samas mul oli ülilõbus. Mul oli olnud raske, panin seal puid tüüpidele, funnisin. See oli pull. Ja et otseselt ei olnud nagu mingit nagu probleemi. Samamoodi, kui on mingi üks tüüp, kes arvab, et see on show osas, samamoodi seda saab ju, seal on nii palju variante, sa saadki talle öelda paar korda midagi kuidagi teha, seal lajatada talle. Sa võid lasta, no mul on nagu Hendrik on ju, ma saan lihtsalt öelda, et viska välja. Kas Hendrik oli sulle esimesel tuuril ka või? Jah. No siis ta oligi tour manager Comedy Estonias nagu. Ehk siis tema ülesanne oligi nagu nii kõigiga tuuril käia. Ja, et selles mõttes ta on mul kõiki tuure korraldanud. Crazy. Nüüd. Nägin ka, kuidas ta asju teeb päris, ta on ikka tark, ta juba teab. No ta on ikka loll ka ikka, ta ikka keerab asju väga perse ka ikka vahepeal, et selles mõttes, et aga see käib osa juurde, vaata selles mõttes, et mitte nagu pahaga, ei ta on nagu ma armastan teda, kõik on väga fun. Ja, aga lihtsalt, et ikka nagu, aga me õpimegi vigadest ja nagu, ma ei tea, mulle meeldib taga koostöö väga kihvt tüüp nagu selles mõttes. Ilma temata on kindlasti raskem teha, aga nagu ja uuest, no siis kui ta oligi mul ühel seal järgmise probleemi second legil, siis ta oli Austraalias, siis mul paar sõpra nagu asendasid, aga Hendrik tegi nagu selle kondikava valmis ära, nii et ei olnud ka nagu midagi hullu. Pani neile mingisugused bulletid, et Rogeril tahab nii asju ja siis oli olemas. Seoses Austraaliaga, kas ma võin vahele küsida? No küsi siis. Ma kuulsin, ma olen Päikeseenkude suur fänn ja sa rääkisid, et võibolla peale seda tuuri lähed Austraaliasse mingiks ajaks. Kas see plaan on nagu endiselt jõusu? Seda praegust tuuri või? Ma ei tea, võib-olla. Praegu ei ole plaani ära minna? Ma tahaks küll minna ära ja mingi aeg, aga ma arvan, et see äraminek jääb pigem sügisesse. Sest mul ei ole mõtet enne ära minna otseselt mingi pikaks ajaks, sest suveldab suvetuur ka kohe nagu nii, Eesti suvi on ülimõnus ja siis ma arvangi, et ma teen selle Eesti suve ära ja siis ma vaatan ja... Suvetuur? Jah. Iga aasta toimub. Iga aasta, juulis. Huumoriklubi suvetuur. See, jah, huumoriklubi õigus, ma meester, et see on, sorry. Mitte ma ei tee ise suvetuur, jah. Aga lihtsalt, et jah, ta on nagu iga aasta olnud, me ei ole veel seda planeerima hakanud, aga jah, usun, et et see toimub, nii et jah. Võid küll. Okei, ma küsin siis. See on siuke huvitav energia oma vahel. Siis kui ma tulin, siis te istusite üksteisel süles sinna teineteise embuses. Ei, lihtsalt lepsime kokku, et... Vaata Martin, millest sa ilma jääd. Jah, Martin on muide praegu Saksamaal, teeb džinni, teadan jah. Džinni teeb? Džinni teeb see, Ise teeb džinni või? Ta teeb kellegi teise tehases oma džinni, jah. Võttis siit oma kadakat kaasa, jah. Läks lihtsalt oma kadakaga sinna džinni. Jah. Terve kohver on kadakat täis. Ja siis ta tuleb mingi 10 pudeli džinniga tagasi. 1000 pidi olema. 1000? Autoga käis või? Ma arvan, et ei, ta läks lennukiga läksid, ma arvan, et nad saadab mingi kargoga sealt pärast järgi. Ta mingi sõpradega koos seal teeb seda? Isaga. Isaga teeb, ta isa teeb mingit džinni muidu või? Ehitavad jah oma destillerit. Saksamaal või? Jõgeva kanti. Ei, Saksamaalt teevad proovipartii lihtsalt. Davai. Et sorry Martin, et tegelikult ei teagi, et see meil külas oleb praegu. Ta oleks kadeduseks lillaks läinud. Aga Martin, kui ta nüüd tagasi tuleb järgmine nädal, tal pole nagu nii aega, tal on nii palju asju teha. Tead, tehkigi niimoodi, et laadige, ärge öelgegi isegi, et ma käisin, siis laadidegi üles, siis ta siis näeb. Üllatus. Oi. Ta arvab, et me teeme Tõnisega. Jah, ta arvas, et me tegime Tõnisega. Me pidimegi Tõnisega tegema. Tõnis Krepp, tead teda või? Uus open micer meil.
mingi 10 korda on teinud maiki. Kas ta on õhtul spordi... Ma niimoodi isegi ei tea, ma pean mingi pilti nägema. Spordiajakirjanik, ma ei mäleta. Jah, spordiajakirjanik, jah. Ma ei mäleta, kas ta oli õhtul. Tõnis Krepp. Nagu krepp, nagu see pannkook. Nõrga keega vist või? Jah. Et tundub hästi huvitav kuju. Ma vist olen näinud teda Maigil küll. Jaa. Ta ka kuulab meie podcasti. Vaata, kui tore. Ajakirjanik kuulab meie podcasti. Jaa, aga spordi. See pole mingi päris ajakirjandus. Ei, ma ei mõelda. Spordi ajakirjanik, come on. Ei Et ühesõnaga, sorry Martin, aga ma arvan, tead, me ei saakski rääkida, kui Martin siin. Me ei saaks, jah. Ta lihtsalt, ta räägib kõigist üle. Päriselt, jah. Sa ei ole kuulnud ühtegi osa? Ei, sul pole aega. Ma ei ole kuulnud, ma ütlen ausalt. Aga ma tegelikult ei kuule üldse podcasti ka. Jah, sa ei ole traktorist ka. Jah. Kui ma oleks, siis ma kuulaks. Ei päriselt, siis ma arvan, ma kuulaks. Siis tuleb aussi minna. Jah. Traktori peale. Kusjuures nüüd tõsteti seda vanuse piiri? Aussis või? 35 nime. Päriselt see? Ja ma saan ka minna sinna tööle nüüd. KT, ma isegi ei teadnud see. Aga mine siis. Tahaks küll, on mul lapsed. Võtan kaasa. Suvaneid lapsed. Savi käivad kiropraktika üles sõidavad puisid. Vaata, mis ta kiropraktikus üldse käib? Niisama või? Ma ei tea, vaata, noortel on see nutti iga ajal, et tal on midagi kaelaga. Ta peaks tegelikult mingi füüsia juurde. Kiropraktika on nagu voodoo natuke. Ta on hea, ta on mõnus. Ta ragistab läbi. Ta tegi neid rakse. Ja kiropraktik teeb rakse, aga ta tegeleb nagu just kui kehaskeletiga on ju. Raksutab läbi ja nii, ja ta on mõnus ja ta kindlasti alandab mingit vererõhku sekundiks. Sellepärast, et sul tulevad uued kanalid lahti, vaata. Tšakrad. Ja siis vererõhk langeb. Kiropraktik Roger Andre. Ei, ma olen käinud mingi mitu korda. Ma olen selle doktor Oolo juures käinud, vaata selleks kunagi oli skandaalne. Ja niimoodi. Aga tegelikkuses ma arvan, et pikemaajalisemad kasvutegurid tulevad pigem füsioteraapiast kui kiropraktik. Võimalik. Aga meil on üks kiropraktik Kerli Truubert siin Tallinnas. Ja mina hakkasin tema juures käima. Enam ma ei ole ammu käinud, sest mul on nagu korras kõik juba. Aga ma hakkasin käima, kui ma olin mingi 13-14. Nii kaua. Ta on meil nagu pere tuttav juba. Okei, see on päris lahe. Ja siis mul oli skolioos kunagi. Ja siis ta raksutas selle välja. Raksutas mul selle selgroo sirgeks. Okei, tead, võtan sõna tagasi, kiropraktika töötab. Ei, põhimõtteliselt mul ei ole... sa käid nagu mingi kord poole aasta jooksul või niimoodi või? Tead, ma tegelikult ei käi, nüüd ma käisin lapsega, siis ta ütles, et vaatame sinuga üle, et on sul nagu on mingi probleeme, ütles, veits, aga tegelikult on nagu päris hea. Siis ta vaatas üle, et on tõesti hea. Kas ta teeb rühiga nagu võib paika panna? Aga sa nõuab nagu pikaajalist tööd? Aga sa nagu rippusid või kuidagi või? Panin mingi venituspingi peale ka või? Lihtsalt raks, vaatab selja üle, vaatab kaela üle, raks. Siia sinna. Ei, siis vaata, osad panevad isegi selle mingi venitus selle peale. No see on siis kui väga hull on. Puusades kinni ja niimoodi. Ja siis ma tean, et vaata, osadel on see, et üks jalg on pikem kui teine või siis tehakse ka mingit üks asju. Jaa, mul oli ka. Ja. Vanasti üks jalg pikem kui teine. Ja. Selle saab ka seal nagu tegelikult mingi piirini korda. Aga kus Priit Alt, seda sa ikka tead ju? Ja. See on füsioterapeut. Ja. Üks kõiges pani mu selja paika. Mäletan. Tuli lava pealt maha ja siis mõtlesin, et mul on tegelikult praegu on alasillas väike valu. Keera selgis, võttis mul käed niimoodi ja siis raks ja siiamaani korras. Ja päris haige on ja. Ei, Puntso käis ta juures. Ütlesid, et ta on suht asjalik nagu ja. On küll jah. Pidi päris hea füsio olema. Võib-olla lapsega järgmine kord lähengi tema juurde. Mine tea, jah. Ma ei tea, kas lapsi võtab ette? Las laps vaatab, kuidas sinu peal tehakse. Vaata, papsil ka nii hea. Mis mõttes sa käid ainult oma laste appointmentitel? Võta laps enda appointmentile kaasa. Fuck it, vaata väga kõrvalt. Laps maksab oma taskurahast. Teed ole seda reversi, vaata. Kus see on, nagu see on jõhkrad kallis, noh? On või? Jaa, muidugi, jah. Milleks sott 10 tänu? Okei, vahet pole. No see on parasti juures 6 sotti. Jah, tegi niimoodi. Päris hirmus oli küll, jah. Ma nagu veits ehmusin ära. Mis sa tegid? Midagi väga. See oligi lihtsalt nagu siuke, et kas on vaja või? Naised juuksuris. Ikka jukerdame. Kas ma võin küsimuse küsida? Jälle üle 10 minuti. Sul mingi taimeri peal küsimused, jah? Ei, no ma lihtsalt vaatasin, et millal viimane kord ma rääkida sain. Noh, Kauri. Äkki te peate nagu praegu ka teinedes embuses olema, sest on see sünergia parem. Istuma niimoodi.
aga see oleks ülinaljakas tegelikult. Kuidas ta ütles enne, et ta oleks hea meel, kui ma tuleks sinu diivani peale, siis ta tahaks meile mõlemale otsa vaadata. Ahah. Aga viimane kord, kui Kaspar käis siin, on ju, siis ma olin nagu terve aeg, Kaspar istus minu kõrval, on ju, terve aeg niimoodi, mul oli kael kange. Üli ebamugav. Ja kuidas sa nagu külaline külas ja kuidas sa nagu vaatad lage? Ikka vaatad tema poole, kui ta räägib. Ma tean, see on nightmare, meil on ka nagu podcasti salastanud, nagu mul jääb ka selga alati kangeks, siis ma istun kuidagi nagu ühe küljega. Okay. Siis ma panin kodus diivanit, nihutasin niimoodi, ma istun kodus teise küljega nagu. Siis mul nagu kuidagi fiksis ära. Lifehack. No küsi siis oma küsimus. No, sul on see Noko Electrolyte. Jah. See on hea või? Suht bänger. Toi. Kui sa peaksid enda elu nimetama ühe reality show järgi, ma ütlen, ma jätsin Eesti välja, sest et Eestis ei ole väga palju reality showsid. Ei tohi olla Eesti reality. Aga võib olla Eesti. Mingi reality show. Ma üritan ka mõelda, mis see vastus oleks. Minu elu. Reality. No mul on õnne 13, mõtlen kohe. Tead, ma arvan, et mul on see, mis iganes see pole reality. Armen Karu tegi, vaata. Sa oled vallandatud. Vaata see business. Aga ei, tegelikult ma ei tea isegi, ma ei ole niimoodi mõelnud. Ma nagu logelen hästi palju ja jalutan. Ma mõtlen, mis reality, see on hästi palju jalutamist. Mul on võta või jäta. Võta või jäta. Sa mingid kohvreid avad kogu aeg või? Panustad kohvrite peale? Ei, ma panustan iga päev enda päeva peale, et mis tuleb, vaata. Aha. Et kunagi ei tea, kas tuleb mingi miljon või ei tule, või tuleb 1 sent, vaata. On mingi kord miljon tulnud ka või? Iga hommik ärkab üles ikka pohmakas. Yeah. Ei, pigem ma ei tea. Vahepeal tulevad head otsused. Tead, mis mõtlesin välja, mis mul on? No. Minu reality Maskis laulja. See väga hea, ma saan järgmise küsimuse küsida sealt. Ja ma olen Maskis laulja. Kuidas? Ma ei oska suhestada praegu sinu sellega. Kuidas? No vaata, sa näed mind iga kord ilma maskita. Aga muidu. Okei. Rogerile meeldib naise riidik. Ma tahtsingi küsida, et sa oled nagu nii kaua stand-upi teinud, et kas sa ei tunne, et sinu see lava olek, ikka laval teed oma bitte, sa oled nagu mingisse rolli lähed, on ju? Mitte väga, kusjuures. No mitte väga, aga natuke ikka, on ju. Et kas sa ei tunne, et see nagu stand-up on mõjutanud sinu iseloomu? Kurat, see oli minu küsimus. Oli või? Jah. Küsi saad. Ei, see ei olegi. Lõikame ümber, küsi saad. Ei, vaheta. Pane sa see küsimärk lõppu. Jah, ütle ongi. On või? On ju? Jah. Ma ei tea. See mingi, ma ei oska öelda, ma nagu nii palju ei muuda oma isiksust, vaata, ma ei tea nagu otseselt nagu karakterit või nii. Et selles mõttes, aga no mida ta on kindlasti muutnud, on see, et ma ei viitsi kuulata nagu mingit igavat juttu. Või nagu, ma ei tea, kui keegi hakkab mitte koomik, tead mingitel õhtusöökidel või niimoodi ja mõned on ülinaljakad, mõni inimene tavaelus, kuule, müts maha parem kui kõik koomikud, mida ma kuulnud olen. Mõni inimene nagu crashib, lihtsalt ülisujuv, mõnus ja kõik see, aga osad on ja need, kes nagu jäävadki vadistama ja siis nagu hästi palju set-up'i ja 0 punch'i ja siis mul on küll see nagu, et ma ei viitsi. Et võib-olla nagu nii palju on mõjutanud ja siis nagu seda ka, et ma olen nagu julgem, et ma siis nagu ütlengi näiteks, et ma ei viitsi kuulata sind. See on hea omadus. Ja. Et ma arvan, seda on võib-olla stand-up mulle kõige rohkem andnud. Lihtsalt niisugust enesekindlust. Mingites olukordades, sest lihtsalt see on pannud mind nii paljudesse olukordadesse, et mul lihtsalt rohkem kogemusbaasi, kus siis nagu toimetada. Aga muidu ma arvan küll, et ta nagu mind nagu eriti muutnud ei ole, sest jah, äkki ma olen isegi nüüd jutustan vähem, kui ma varem, enne stand-upi, siis ma nagu vadistasin ise hästi palju, ma kuulan võib-olla rohkem, kui on nagu mingi siuke seltskond või nii. Meeldib tähele panna. Kuulata on raskem ka, kui rääkida. Tean omast käest. See on mõneti. Vahepeal on nagu see, et mul niisugune tunne, mul ei ole sittagi öelda. Tead, mingid inimesed räägivad seltskonnas, on jah. Mida ma lisan siia? Kus mul sama tunne vahest? Jaa, lihtsalt nagu, et neil ei ole vaja mind siin praegu. Ja. Ei see, vaata, ma käin purjetamas, on ju. Ja siis, seda sa tead vist, ma arvan. Ei, kus suures ei teadnud?
what the fuck? No ükskord Maigil rääkisin sulle. Ega sul on nii palju infot, ma tean, see ei olegi võimalik mäletada. Minu jaoks purjetajad on Kerli Tooming ja siis Kaspar Kikerpill. Aga nüüd sina ka? Kikerpill ka purjetab. Mingite mere peal sõidab küll ja mingid paatide ja asjadega. Ja ühesõnaga, ma olin nüüd eelmine aasta, nüüd esimest aasta niimoodi, terve aasta olin meeskonnas. Ja siis nagu nad räägivad nii palju, neil on mingid omad jutud juba, mis on 10 aastat koos purjetanud on ju. Omad riffid, värgid, särgid. Siis on see, et Kauri, miks sa nii vaikne oled? No esiteks, te räägite eetri täis juba. Nagu kui ma siia midagi vahele ütleks, oleks lihtsalt nagu vahele segamine. Ja teiseks, mida ma oskan teie teemadest rääkida praegu? Uude seltskonda minna on alati keeruline. Ja, aga sa oled üldse hea kuulaja. Ja, ma pigem kuulaks. Nagu meil on 2 tundi telefonikõne ja siis Kauri saab minuti vist rääkida. Neid ei ole 4 kuud enam olnud. Nojah, aga ükskord oli. See oli jah. Ükskord oli. Siis me saime tuttavaks. Ja, siis meil oli vaja nüüd te lihtsalt veedate rohkem aega koos. Jah. Nüüd nagu... Mis on see kõige ebavajalikum talent? Ma oskan kitarri mängida. See on nagu vajalik ju. Jaa. Mis olukorras? Ma nägin ükskord, see oli eelmine talv vist. Naisele serenaadi vaata. Teda ei huvita kitarr. Mul ei lähe vaja see oskus kunagi. Ja siis sa oled Sten-Erik Allikas vaata. Vol 2. Ma ei viitsi teha stand-upi ja mussi samal ajal. Sest see on raske ka. Vaata siis oligi, kui ma üks kõigest tegin see väga, siis ma sain aru, et ma tegelikult nagu ma ei oska nii hästi mängida, et ma saaks samal ajal rääkida nalju. Aga ma petan ära nagu inimese, kes ei oska kitarri mängida, et ma mängin väga hästi. Paned lihtsalt ühe akordi, teed ühe nalja. Jaa, aga tegelikkuses jah. Aga jah, ma ütleks, et see on nagu siuke selles mõttes mõtete oskus, et ma väga palju ei kasuta seda väga palju, jah. Ma olen ühe korra mingi just nagu kübede seal stuudios, olen seda mänginud mingit asja neile sisse ja mingit siukest asja. Tegelikult, ja nad kutsuvad mind kogu aeg ka. Sa käisid muusikakoolis siis või ise õppisid lihtsalt? Mul oli nagu õpetaja, kitarriõpetaja. Ma õppisin mingi teises klassis natukene, siis ma ülipikalt ei õppinud, siis gümnaasiumis ma õppisin veel 3 aastat. Ja siis, ja ma olen isegi ma olen nagu ikka paar esinemist teinud kitarriga ka, aga jah, mulle tegelikult ei meeldi inimeste ees mängida. Mulle meeldib nagu niimoodi mängida, et ma panen klapid pähe ja siis ma tinistan ise enda. Elektrikida või? Jah, näiteks. Aga ma ei ole mänginud, ma pole praegu pilli katsunud, võib-olla praegu üle aasta äkki. Okay. Mul isegi ei ole kodus praegu see pilli. Ma andsin naise väiksele vennale. Noh, et pane hullu. Mul on ka üks sõber Kalvi, kes mängib kodus üksi, ülihästi mängib kitarri tegelikult, paremini kui mina. No me vahest, nagu kui saunaõhtud on, siis me nagu jäpime seal ja laulame ja valesti ja kõvasti ja mängime kitarri. Aga ta ka nii, kui on keegi 3. inimese seltskonnas, ta ei mängi. Ei julge lihtsalt. Aga ja ma nagu reaalselt ei mängi nagu isegi siis, kui kuskil on nagu kitarr, vaata. Ja ongi mingi siuke seltskond ja võtmine ja mul on siis ka see, et kõik vaatavad. Ja mulle ei meeldi. Midagi on selle juures, mis mulle nagu niimoodi esinemise mõttes ei ole kuidagi nii palju kutsunud. Ma ei tea, miks. See on jõhker. Ja ongi, et ma õppisin mingid lood selgeks, et ma jõuluajal teen, vaata. Ja nii, kui on nagu 10 inimest sinu ümber, vaatavad, kuidas sa mängid, ei tule. Lihtsalt läheb sassi ja käid laval teed stand-upi ja siis võtad kitarri kätte ja hakkab midagi tegema. Nüüd närv tuleb sisse. See on väga veider. See on teistmoodi, jah. Nii et see on mu mõtete oskus, ma ütleks. Ma ei kasuta selle täispotentsiaali ära. Ma mõtlesin, et mingi Rubiku kuubiku see asi. Ei ole kunagi lahendanud seda ära. Mitte kunagi. Pole ühte korda ka kokku pannud seda. Sama vist. See on nii raske. Ja siis kohe, kui keegi hakkas mulle seletama, et no vaata, mis sa teed, siis mul on see, et no nüüd ma ei viitsi. Kui sa annad mulle mingi cheat koodi, kuidas sa kokku panna, mis ma siis ütlen nüüd, ma panin kokku selle sinu koodiga. Ei huvita. See on siuke aus. See on umbes see, et sa arvutimängus kasutad neid. Mis need on? Koodid. Jah, cheat koodid. See on hea, et sa tood näite valdkonnast, mida sa ei valda ise. Mis need on need arvutimängus? Ei, nagu ma hakkasin Simsist rääkima, vaata, sa paned Simsis modellode, siis sa saad 40 tonni, vaata. Ja seda ma panin kogu aeg hästi palju. Ma ka. Ja siis lihtsalt ehitasin maja ja siis rohkem ei mänginud kunagi seal. No sama suhte. Mängu mõttega. Villad, ma siin kõige suurema krundi.
ja siis tegin mingi 5 korrust sinna peale. Mul täditütred vanemad nagu minust 5 ja 7 aastat, nad mängisid kogu aeg siin, kui ma väike poiss olin. Siis nad tegid nagu ülilahedaid asju seal, vaata. No nad tegidki nagu ilma koodideta mingi full seda, et panid mingi 2 naist kokku, ei vist oli naine ja mees elasid koos seal tal ja siis üks oli nagu mingi mis iganes politsei lõppülem ja teine oli mingi pättide lõppboss ja nad ei teadnud, et nad otsivad üksteist taga, vaata. Kuigi ma ei tea, kas see mäng isegi võimaldab sükest asja. No idea. Aga jah, mingid sükseid fun asju, siis kasvatasid maja ja ostsid uusi krunte ja niimoodi. Kasvatasid maja? No vaata, et sa alustad ikkagi väikse selle slotiga, sest sul ei raha ja siis said nagu suurema ja bum-bum. Ma uputasin need basseini alati ära. Ei, ma tahtsin öelda, kus mul on nagu päris elus sama teema, et ma ei taha neid. Sa uputad oma lapsi basseini. Ei. Võtad redeli ära. Mul on päris elus sama. Siis kui see ChatGPT tuli. No nii naljakas on sul lahe. Mul lapsed kuulab praegu, ma ei saa niisugust asju rääkida. Et mulle kurjasid plaane, mis sul on nendega. Kui sa lähed lastega ujuma ja nad on mingi, ma tean küll, paps, mis sa tead, ma kuulasin. Sa tahad Austraaliasse minna rahus. Sa sokutad mu siia vette ja sa võtad selle redeli siit ära. Ma tean küll, mis sa teed, paps. Sest nad ei saa ise välja. Okei. Ei, ühesõnaga lihtsalt, kui see ChatGPT tuli ja kõik ütlesid, et kui sa ehitad või remondid midagi, et küsi ChatGPT, ta on hullult tark. Ma ei tahtnud tükk aega, sest ma tundsin, see on pettus. Nüüd ju ma teen neid asju, mida tema tahab. Et ma ei saa, ma pean ise välja mõtlema. See on aus. ChatGPT on nagu sohi tegemine. Ma ei tea, jah. Samas mõned annab leevendust, vaata, Dan nagu ärkab hommikul üles, kirjutab ChatGPT-sse tere hommikust ja ei päris, see on tal nagu parim sõber. See on tal kogu aeg lahti ja see on nagu väga veider. Issand, ma peaks oma lastele ka õpetama seda äkki või? Ma ei peagi Viljandisse minema. Mitte kunagi. ChatGPT kasvatab ise su lapsed üles. Ütlen, küsivad midagi minult, küsi ChatGPT. Mille jaoks see ema enam? Miks sa tahad minult teada? ChatGPT teab või? Aga chati on nad issi. Küll ta seda ka andma hakkab. See ei ole midagi nii keerulist. Robotid tulevad arst. Ei, no juba praegu on ju see mingi piimapulbri lahus ja asjad ja... aga... Pulbribeebid või kuidas neid kutsutakse? Öeldakse ju mingi siuke... Sa ei taha ju, et mingi laps sinu tisse nagu ära venitaks. Aga kas laps venitab tissi ära või? No kes siis? Kuulnud. Ema ise ei venita seda ju. Ei nagu... Tule, ma ei viitsi lapsele nagu... rinda nii lähedalt anda. Aga rinnad lähevad ju piima täis, on ju. Ja siis laps hakkab imema. Ja see nibu venib välja vist. Aga nibu venib. Nagu see sama, et piima täis on. Sest mina sain aru, et kui piima enam nagu rinnad ei tooda, siis nad vajuvad ära. No aga mitte... Aga nagu laps ei venita. Ja kui sa ära sünnitad, hakkad talle piimapulbrit söötma ja siis need rinnad lähevad kohe tagasi. Aga kui sa aasta aega last hoidad, siis on aasta aega venivad, võtta. See on see värk. Siis ma saan ju dissid panna endale ka ju. Ei, sa saad, aga minu arust saab seda rinna vähendusoppi saavad nad küll teha ju. Tasuta vist isegi äkki või, emad või? Te kuulsite seda siit. Ei, aga minu arust mingi teema on küll ja, et nagu, et seda saab või mingit meeletut soodustust või mingi teema on nagu. Et sa saad nagu tagasi oma dissi juurde panna ei saa, aga... Ja ma mõtlesin enne nagu, et ma ei annagi oma lapsele dissi vaata tulevikus. Ei, kus... No ikka. See on natuke parem vist jah, nagu nende immuunsusele ja niimoodi. Tänapäeval nagu nii iluõppidiga sa saad kõik asjad taastada. Pluss see nagu välja veninud tiss on ka nagu cool, vaata. See tuleb ka mingi aeg moodi. Kindlalt. On jah. Jah, võib-olla. Seal on oma võlu. Vaata, kui kõigil lõpuks on need balloonsid ees. Ja see tüütab ära. Ja siis on nagu, ja jälle see suur kuradi veider rind. Aga nüüd sa näed esimest, mis on ära vajunud. Ja sa oled nagu täitsa perses. Aga kõigil ju venivad. Seda ma tahangi. Aga kõigil venivad ju lõpuks välja ju. Kõigil on see üks. No need, kellel on need babumb, need ju panevad lihtsalt babumbi juurde ja ei venida kuhugi. Sa arvad, Kim Kardashianil on välja veninud tiss või? Elu sees ei ole. No jaa, tal on raha vaata. Kim Kardashianil on siuke 14-aastase tiss. Kus ma ei tea? Prink. Ma ei ka tegelikult ei tea, see oli lihtsalt siuke, et nagu noor ja siis justkui peaks olema nagu mitte välja veninud, ma ei tea. 14-aastase tiss. 10 tiss on tal. No okei, see on veits parem ju. Näita. Kim Kardashini tissi pilti või? Ma ei tea, kas seda on netis. Ei, mul on alati see, et
kui ma siin linnainimestega käin rääkimas, on ju, toovad mingid näited ja siis ma ei tea. Sa ei tea, kes ma pean Google'da. Ma tean teisi, ma tean Hillar Kohvi, Arno Toksma. Hillar Kohv on Sandri lemmik inimene, by the way. Kus ta mu naaber põhimõtteliselt. Ta elab, mina olen ju maal üles kasvanud nagu titest saati, on ju. Ja ta elab 2 kiltsa minust eemal, mööda teed minna. Linnunennult on vist mingi 600 meetrit. On tema maja minu majast. Päris naljakas. See on mingi üli naljakas nimi tal ka sellel rajoonil, kus ta elab. Viinahaua bussipeatus. Võt, Viinahaual on tal alati hea see. Ja, ei see on hea, et ta reklaamib selle nimega, et ta ei ütle, et ta on Rätsepa külast. Vahest nagu osad meie küla inimesed ei taha temaga seostada ennast, nad on liiga uhked selleks. Natuke külarahvaga riidu läinud oma väljaütlemiste pärast. Oma see on naljakas küll, et see on siuke kommuun, et ikkagi peate arvestama teine teisega ja kõik see, vaata. Ei musta minu Rätsepa küla nime. Just. Meil oli näiteks see lumelükkaja, hästi hea lumelükkaja oli meil traktorist. Ja kõik kiitsid nagu 5 aastat järjest lükkas lund, kõik olid rahul. Ja siis Hillar Kohv ütles, sealt on lükkamata, igavene sitab ja siis kõik nagu, mida sa ütlesid meie lumelükkaja kohta, vaata, kõik ikkagi said vihaseks. Võite lõuga andma talle. Vajutage ära talle. Ma ei ole ühtegi kaamerat ega midagi. Ei, aga ta on jõhkralt kuulus tegelikult. Haigelt kuulus. Ta on nagu, tal on rohkem follower'e kui, ma ei tea, Meil siin kõigil kokku. On ka. Ja siis veel kõik teised huumoriklubi koomikud kokku. Ei, 100%, ta ju on mingi aastaid teinud ju. Ma kuulsin esimest korda Kauri käest. Nagu tema kohta. Vann on see, et tegelikult keegi ei tea, mida Hillar Kohv päriselt terve elu teinud on. Kõik arvad, et ta ongi kirjamees olnud. Aga millega ta elatist teenib, keegi ei tea, seda tean ainult mina. Sa tead, millega ta teenib? No mis ta tegeleb siis? Ma tean, ma panin kokku praegu. Sinist kütust müüb. Mõtlesin välja selle. Aga ma ei taha vist väga palju rääkida, sest et üks kord me sõbraga tegime mingi testi podcasti, panime YouTube ülesse ja siis sealt korjasid kohe need Marko Tasased ja need korjasid ülesse. Saatsid Hillarile, et vaata, mis Kauri rääkis. Ja siis tuli nagu hull jama, et ma ei taha väga palju tast rääkida. Mis asi see oli Viinahaua. Viinahaua draama. Päris naljakas. Aga mis ta siis sõidab sulle sinna platsi peale ja? Varastab su kütuse. Koju nagu, tuleb autoga sinna. Ma tean, kui maal vaata, inimesed räägivad niimoodi juttu, et nad ei tule autost välja. See on üli naljakas. Kõige võimsam relv on ikkagi meedia tänapäeval. Ja tema on meediamees. Et kui sa on midagi, tema kohta vaast ütled, ta paneb su lehte. Paneb su lihtsalt artiklisse ja sealt sa välja ei saa. Võt. Oota, aga kus ta kirjutab neid? Maalehte? Nelli teate. Nelli teate. No seda keegi ei loegi. Vahet ei ole. Oleks Maaleht, ma oleks mures. Plus ta Facebooki lehele paneb ka ja tal on seal 5000 jälgijat. Jesus Christ. No mis ta paneb? See teeb ju sulle ainult, see on vesi sinu veskisse. Kui sus nüüd, jah? Kui sa niimoodi mõtled, siis... Peaks mingi teema üles tõmbama. See on muidugi üles, kuradi Viinahaua parm. Kui tahate teada, mida Hillar Kohv päriselt teeb, jälgige meid Instagramis. Hakka seda filmima, jah. Ostad endale iPhone'i, siis see 8-kordne zoomid sisse. Ma kunagi näiteks, tal oli 50 sünnipäev, 50 juubel on ju, ja siis ma kinkisin talle 3 kuketibu. Viisin öösel talle sinna ukse taha. Kuketibu. Ja siis kuketibu, jah. No, ütleme, et tal on nii suur, et sa ei saa veel aru, kas ta on kukk või kana. Ja siis tema ütles, et tal on 3 kana, on ju. Panin teraka juurde, et toida, munevad sulle tulevikus. Aga ta andis need kanad ära kahjuks. Kuked, jah. See on niisugune, millega sa saad keerata teistele maal, jah? Ütle, ei hea kana, muna tuleb. Ei, aga sa saad kukest ka suppi teha. No jah. Saada. Kukesuppi. Aga üks kukk on tegelikult hea, kui on ju? Üks kukk 10 kana peale, jah. Kui on 20 kahta vähe või? Aga sa hakkad... Ei ole otseselt vaja, ta kuidagi elavdab seda asja. Kui on näiteks 10 kana ja 5 kukke, siis need kukked lihtsalt vägistavad need kanad nii ära, et nad on nagu läbi. Ja. Siis sealt tuleb see rimimuna, vaata. Sealt tuleb see rimimuna. See haprake lubjakoorega muna. Armet. Oh my god, see on nii jube. Nüüd kui ma ka nagu munemaalt saan enam jaalt, vaata. Siis nagu, kui vahepeal pead need maamunad saad otsa, siis vaatad külmikus selle ühe paki, mis on poest vastatud, siis vaatad see muna, et nagu, oh my god. Kas sa vaatad numbreid ka, kui sa vastad poest muna või?
mis numbrid? Need 1, 2, 3. Ei, vaata, ma ei viitsi. Aga pluss vahepeal on minu arust üldse see, et sa siis vaatad, et haigelt hea muna ja siis vaatad, kust see tuleb ja siis vaatad, äge, see on mingi Leedu või Poola muna üldse vaata. Aga nad on lihtsalt nii haprad nagu rõve on. Tekib siuke tunne, et mida ma söön nagu. Või tekib see kujutelm kohe sellest hädisest kanast, kes selle välja munes. Sest see talumuna, vaata, see on kurat, see on nagu ikka, ta on nagu, sa tunned seda, et see on käes, see ei lähe mul katki isegi. Koor on tugev, seda on ülinuss koorida, kui sa keedad seda. Aga tegelikult isegi nagu ise talus kanu pidada, sa võid asju teha nii valesti, et sul on ka see koor on nagu habras. Kui sa annad halba toitu või midagi. Nagu oma kanade eest tehast toolitsid rohkem. Mingi sita sees elavad ja siis nad vist ka ei viitsi. Aga sul vend vist tegeleb sellega, ma olen kuulnud. Minu vend? Ei, Tänni vend. Ja Tänni vend tegeleb. Ma ehmusin ära praegu, mõtlesin, mu vend nagu kodu. Ma mõtlesin ka, kas ta teeb mune ka kuskil? Ajasin sassi. Korra vaata, mis kell on. Meil on aega, vist või? Veits on ja ma pean kodust lihtsalt läbi jõudma enne seda showd. Mis kell on sul aega on? Ma ei tea. Oota, teeme mingi pissipausi või? Käime pissile ära. Ma jõin seda akviilt. Tavai, siis me saame seda mängu ka teha. No nii, tere tulemast tagasi. Oota, kuulen ennast. Pissipausid. Oi, tere tulemast tagasi. Oleme stuudios. Roger Andre ja Kauri Susi ja Desfas. Nende jaoks ei olnud pausi. Ma lõiksin välja selle osa. Panin kokku. No, see on see üks kord, kui ma räägin veidi rohkem. Need lõikame välja. Ai, see on alati äge. See, et kui Tess ja Martin ei ole kordagi, nad ei ole kordagi ise neid asju kokku pannud ja siis nad teevad nii lihtsalt seda, selle lõikame välja, nii, lähme edasi ja siis sa oled selle arvuti taga pärast, et nii, sul oli see energia ja nüüd sa läksid selle energiaga edasi, me kõik saame aru, et siit on vahet välja lõigatud. Et see on nii raske teha tegelikult. Pluss sa pead siis mingi jätma meelde, sa pead mingi time-koodid üles kirjutama. Ma kuulan kõik läbi ise. Oh my god, no see on heavy. See on jube, eriti nagu eelmine episood, kus nagu Martin terve aja sõimas mind ja Tessi ja Tess sõimas mind ja Martinit ja kõik sõimasid kõiki. See oli see Tartus või? Jah. Ja Tim oli ka meil seal. Siis ma kuulasin heli seda faili nagu editides, kuulasin läbi ja siis video oma ka veel põgusalt on ju siit sealt. Ja siis oli nii vastik endal pärast olla nagu. Mul oli veits masendav seda episoodi järgi kuulata. See oli väga halb. Noh, me äkki selle episoodiga nüüd saame jälle kuskile vee peale. Äkki saame, äkki Roger päästab meid ära. See on positiivne episood. Ja siuke rahulik. Äkki on? Roger on kõik positiivsem inimene. On küll jah. Räägi. Ma olen nii palju vaeva näinud selle nimel. Oled või? Ei, ma ei tea. Ma mõtlesin, seda saab treenida. Ei, kindlasti saab, jah. Et olla meeldiv inimene. Kus sa treenid? Jah. Kuidas sa oled meeldiv inimene? See nõuab ülipalju, mul on hästi palju nagu mukkimist kodus enne. Sa pead ikka meelestatusse saama, sa pead mindseti saama. Sa veits meenutad, mul on Nublu. Jaa, meil on sarnased näojooned küll. Jaa. Nagu tal on paksemad põsed veits. Jaa. Ja ilusamad silmaalused. Aga ülejäänud on nagu mul varem, ma arvan. Aga ja me oleme veits sarnased küll. Me oleme kuskilt mingi sama viiking on vägistanud kedagi. Võib-olla küll, jah. Kas sa mediteerid ka kodus? Mul on nii palju küsimusi. Võiks rohkem. Aga ei, ma nüüd ma muidugi ei ole teinud paar nädalat seda, aga ma tegin joogat ja mingit siukse asju. Et selles mõttes, jah, ma ei tea, kuulan mussi palju ja meeldib nagu üritan nagu vaibi saada kogu aeg ennast. See ongi see retsept, kuidas sa... Peen häälestan, ma teen hästi palju asju, mis mulle meeldib ja siis miks ma peaks pahane olema. Seda küll. Mul on ju tegelikult kogu aeg lagipäev. Et siis ma nagu otseselt ei ole pahane. Kas sul on see, et kui sul tulevad siuksed ülesanded, et ma tegelikult ei taha neid teha, siis kohe on nad need teistel või? Mul ei tule väga siuksed ülesanded. Vaata, kuna ma ei käi nagu mingil päris tööl või niimoodi, siis mul ei ole nagu ülemust, kes ütleb, et ma pean mingit asja tegema, mida ma ei taha teha. Ei, ma mõtlen siis see, et sa tuuri korraldamise oled nagu Hendrikule andnud. Kõik on Hendrikul. Ma ei tea mitte midagi. Ma ei tea isegi palju inimesi mul käib. See teebki siin sellised chillimaks. Jaa, ma ei viitsi stressata üle. Vaata, Dan on peast täiesti halliks läinud. Nüüd mingi 4 kilo juurde võtnud. Ma ei taha Pekingi Dan olla. Ma tahan nautida mu elu, ma tahan käi jalutamas ja. Kusjuures, vaata Dan muidu meie kui uute koomikutega on kogu aeg siuke pigem on siuke vaikne tõrje. Ja, aga peabki olema. Aga siis, kui tal tuur läbi sai
siis ta tuli ükskõik ja kus ta siis rääkis meiega. Oli jah. Ta oli nagu nii õnnelik ka, mõtlesin, et lihtsalt Dan, et kas ta on nagu siuke, kas ta on uue naise leidnud või mis toimub. Et nii rõõmus oli, hoopis teine Dan, kui tuur läbi oli. Jaa. Haige ikka midagi, noh, kokaiin on hell of a drug. Hell of a drug. Kokadan. Jah. Kõige parem. Ja see, et ta teeb nagu meeldivaks ka Dani veel, see ei ole üldse hea. Okei, aga üldse Roger on nagu nii positiivne inimene, et kui mina sa saad küsida, me kohe läheme. Kui mina hakkasin stand-upi tegema, esimest korda siin samas Mökus kõrval on, siis enne kui ma esimest korda lavale läksin, siis ma tulin ja ütlesin sulle nagu, et noh, ma fännan seda päiksejänkus on ja no siis mõtlesin, et ma olen esimest korda lavale, et kas mingid soovitusi on ja siis noh, nüüd ma saan aru, kui tobe see on, kui mingi suvaline vend tuleb sulle küsima mingi lolle küsimusi ja aga jumalast, noh, sa ütlesid, et mine lihtsalt, noh, chilli, naudi. Ei, mul oli sama asi, ma olin 2 kuud teinud ja siis huumorilaboris kuidagi hakkasime rääkima ja siis ma küsisin, et mingid soovitusi ja sa ütlesid, et lihtsalt katseta võimalikult palju asju. Ja siiamaani nagu teen. Katset. Ja. Aga see ongi ju ma ei näe, noh, okei, vahepeal on fun ja nagu kiusata kedagi natukene, et ta oleks rohkem stressis või pinges või niimoodi, aga no tegelikult ju ei ole pointi. Plus ongi, et kui on mingid maigid asjad, siis tegelikult, noh, tegelikkuses valu läbi on nagu väga siuke, et sa võid ju kõike teha. Keegi ei tohiks väga midagi hukka mõista. Võiks olla. Väga lahe. Nii, okei, Tess, sul oli see mäng nüüd, teeme ära. Meil on uus saatesegment nüüd juures, me katsetame esimest korda. Saaremaal mina, Kauri ja me mängisime sellist mängu, me leiutasime sellise mängu. Me loeme ette mingisuguseid aforisme, elulisi. Ja siis me kõik pakume, kes koomikutest võiks midagi sellist öelda. Ja see, kes kõige täpsemalt pakub, see saab punkti, ei kes. Või midagi. Paneb punktid kirja ka. Tavai. Aga see on siis nagu Eesti, meie skene koomikud. Meie skene koomikud, jah. Tavai. Ja open mikerid. Ja open mikerid võib ka võtta. Ma võtan siis mingisuguse. Nii. Rahutus ei tähenda alati, et midagi on valesti. Vahel tähendab see lihtsalt, et sa oled lõpuks aus. Mikkel. Oota, see on nagu see, et me ütleme nagu midagi, et kes on seda nagu öelnud, jah? Ei, kes võiks öelda sellist asja? Kelle nagu päris lause see nagu on? Ei, aga kes võiks öelda sellist asja? Mitte nagu, et see ei ole tema mantra, vaid see on nagu, mida ta päriselt ütleks. Ja siis me otsustame, kellel oli õigem variant. Oota, ütle korras, saad uuesti. Rahutus ei tähenda alati, et midagi on valesti. Vahel tähendab see lihtsalt, et sa oled lõpuks aus. Okei, Mikki on päris hea pakkumine. Rahutus. Samas see on siuke ülipede jutt, vaata, nii et äkki mina ütleks Dan. Äkki ka Dan, jah. Rahutus, vaata. Ma mõtlesin nagu sellest, et ajab vahepeal siukest mingit imalat teksti nagu. Okei, Roger saab punkti. Sest ta ütles kõige esimesed. Kas me paneme kirja ka või? On meil pastakata? Me võime lihtsalt meelde jätta. Mul on nii kaua meelest, kuni ma juhin. Siis mul läheb kohe meelest ära. Kõik läheb segamini, kui ma hakkan maha jääma. Okei, järgmine on päris hea. Sa ei pea kõigile meeldima, sa ei ole küüslaugu leib. Oota, ma üritan meelde. Janar. Sten ütleks mina. Praegu ei oskagi öelda. Ma ütleks Janar. Mõtle nagu Steni deliveriga ka veel. Sa ei pea kõigile meeldima. No see ei ole tema deliveri üldse. Aga nagu, sa ei pea kõigile meeldima. See on nagu küüslaugu leib. See on Tess rohkem. Aga kes nüüd punkti saab? Me kõik hakkame kaitsma nüüd seda. Enda argumenti või? Mis sa ütled? Mina ütlen Janar sellepärast, et okei, see on jah. Veits nagu tal tulevad need mingisugused imelikud nagu võrdlused. Ta ei oleks öelnud sinna küüslaugu leib lõppu, aga jah, see on Janari mõte. Vaata selle küüslaugu leiva pärast ma arvangi, et kuna see on toidu see, vaata, siis see peab olema keegi, kellel on toidutaust. Ja siis ma ütleks, et võib-olla Erki. Kurat, Sander, jah. Aga samas mõtte nagu Sten on ka tegelikult kokk. Sten on isegi Erki ei ole, Erki on. Aga Sten meeldib ju kõigile. Ma ei tea, Erki. Ja, aga see on ütlus, sa ei pea olema, sa ei pea meeldima, see ei ole nagu mantra, vaata, see on see, mis ta ütleb. See on nagu midagi, mida ta saaks öelda Danile, kes on paanikas. Sa ei pea kõigile meeldima, see ei ole küüslaugu leib. Okei, see võib olla Sten tõesti. Sten või Sander. Sten või Sander. Ja, aga Sander ei viitsi isegi nagu, Sander ütleb lihtsalt, et
vaata, kui seal on mingi siuke asi, et käi vittu või midagi niimoodi, siis see on Sander. okei. Aga siin on juba liitlause ja siin Sander ei viitsi nii palju ühendada sellesse. Pluss, vaata, kui see oleks Sander, siis seal oleks hästi palju sa ei pea kõigile meeldima. Sa ei ole... Ja siis on, no mis on see, tead see küüslaugu leib. Küüslaugu leib. Ja siis sööb oma havet. Aga kuidas Sten-Erik ütleks seda? Sa ei pea kõigile meeldima. Sa ei ole küüslaugu leib. Okei, Rogeril 2 punkti. Meil on see ka siin või? Ma mõtlen, kas mina ei kuule. Meil ei ole varem töötan need. Sten ongi niimoodi selle. Sa ei ole küüslaugu leib. Okei, nüüd võib teha siis, et Roger saab teise punkti. Nii, järgmine, ma nüüd mõtlen kaasa. See on, ta tunneb ära, et sa oled naisterahvas ja sa puudutad tehnikat, nii et oi eemale. Ei, sa pead vaata see hee peal, see kõige parempoolne, ma keerasin selle peale, vaat see. Ma ei tea, kus see oli, me jäämegi mängima selle. Need on, kui päiksejankus ei ole kuulanud, see on kõige parem osa, kui te minut aega katsetate. See kollane, siis Roger saab 2 punkti. Ta tähendab 1 punkti. Ja ma juhin 2-ga. Okei, tavai. Kõige valusam hüvastijat on tihti see, mille sa ütled enda vanale versioonile. Maria Sepp. Kõige valusam hüvastijat. Oota, ma üritan mõelda. Ma juba tean ette, et ma võidan selle mängu. See on insane. Oota. Kõige valusam hüvastijat on tihti see, mille sa ütled enda vanale versioonile. Karl Alari Varma ei ütleks üks asju. Ma hakkasin Ardo ütlema. Ei ole Hardo. Okay. See on liiga kurb. No Karl võib, ma ei hakka sinu oma kaitsma. Aga mul on enda Eeri. Eeri on ka lähedal võib-olla. Aga ma ütlen Maria. Mina ütlen Eeri. Mul on hea kaitsega selleks 2 poole. Nii, ütle oma kaitse siis. Ta oli abielus. Ta on lahutatud. See on ta eelmine versioon. Ja see on siuke Biffi lause, vaata ka. Okei. Pagan, vale inimesega mängime. 3-0! Fuck! Meie mõtlesime selle mängu välja. Raunu maha. Me läheb nii vekke. Ma ei anna. Ma nagu legit, ma olen ülivõistlusimuline. Me peame hakkama neid oma pundi koomikud pakkuma, sest neid ta ei tea. Ma tean rohkem, kui te arvate. Okay. Mul on informantid igal pool. Ära nüüd vali, võta järgmine lihtsalt. Mõni uks ei sulgu selleks, et sind kaitsta. Mõni lihtsalt käib sitasti. Tän. Türa, see on Sander. Sest see on, vaata, käi putsi lause. Ma arvasin. Ei ole paremat ka praegu. Boom! Holy shit. Me saame kotis enda mängus. Te saate 0-ga. See on nii Sander. Pagan. Okei, ma pingutan. Okei, oota. See, et sa pead selle välja ütlema, see on hea ka, vaata. See on multika tegelane. Ma nüüd pingutan. Oota. Rääkige, ma valin siin praegu veel. No. Sa tahad mingit keerulist valida. Ma tean, vaata, pluss vaata, ma räägin Miikale küll palju. Ja kui on keegi, kes teab kõigist kõike, siis see on Miikal. Nii et jaa, mul on väga head informantid. Okei. Pane just järgmine. Okei. Sa juba tead, et ma saan tolles ka punkti ja ära isegi. Väliseks. Nii, sisemine rahu on enamasti lihtsalt see hetk, kui keegi ei küsi sult midagi. Miikal. Sisemine rahu? On enamasti see hetk, kui keegi ei küsi sult midagi. Miikal. Ma ütlen nüüd Eeri. Ma ütlen Miikal. Pigem Miikal. Yes! Oota, aga mis see põhjus on? Mis kuradi... Miikal ütleks seda. Ta tahab seda. Ei, talle meeldib, kui keegi ei küsi midagi. Jaa, täpselt. Nagu. Miks sa sükest asja arvad temast? Miikal väga armastab. Ta on öelnud seda. Ei, Miikal armastab seletada asju.
tal on üli läbimõeldud Okay. vaata Mikki on autistlik onju nagu mitte pahaga aga tal on kõik asjad hästi läbimõeldud ja planeeritud ja talle väga meeldib kui keegi hindab ta mõttekäiku seega küsimus et talle meeldib aga ta teeb alati see kui ma midagi küsin siis ta teeb seda ei ta mõtlebki ja ta mõtleb kaua ja siis mul on siuke tunne et fuck pidi ma küsima ei ole üldse ei ma ka alati kardan tal ongi see et ta nagu ei ütle kohe ta mõtlebki ta võtabki sekundi ta ei raiska sõnu vaata aga mina ütlen et see on Eeri sellepärast et Eeri on siuke esoteerik vaata tead siukene võtab igasuguseid preparaate ja asju vaata igasuguseid siukseid teeb mingeid tantratantse ja asju onju värvib kulme ja siis vaata ütle see lause uuesti korra ja ütle see lause uuesti test pane silmad kinni ja kujuta kiilaka teerit ette nüüd värvitud kulmudega sisemine rahu on enamasti see hetk kui keegi küsi sult midagi ei ma ei tea ma olen ikka Mikki no hea küll ma annan teile tegite kambaka praegu aga kuidas Miikalist ma tahtsin küsida ma käisin Miikali podcastis onju ja siis pidin seal tegema selle Janari tuurile reklaami onju ja siis ma lihtsalt viskasin vahele ilma et Miikal oleks seda ette teadnud ütlesin et kuulake siis Kolmikpauk podcasti ka ja siis Miikal ja siis ma mõtlesin et lihtsalt kas ma oleks pidanud selle äkki enne rääkima läbi temaga et ma kindlasti okei ei ta vihkab sind vihkab või? ei vihkab ma ei tea ma ei usu et see teda tegelikult nagu see tundus et see viis ta nagu kuidagi rööpast välja võib-olla ma ei tea Kauri võtab kõike südamesse ma kuidagi mõtled üle ja ära stressi sensitiivne meil siin Mikkel ei mäleta see äkki ei ma arvan ka enam mitte elu ei lähe alati paremaks vahel lihtsalt su huumor muutub tugevamaks see on sinu Roger ma arvan see on Roger Andre on küll jah see on Roger see on veits minu moodi küll mul ei ole nagu paremat seda Kauri saab punkti ma juba libisen mulle ei meeldi see mäng teeme viimase ta tegi nalja okei ma ei saanud aru ma tahan võita sa oled juba või okay. Enamik suuri otsuseid sünnib kas südamevalust või liiga heast playlistist ma ei saa sellest arugi isegi oota mis asi see oli enamik suuri otsuseid sünnib kas südamevalust või liiga heast playlistist see on Tess Vaas südamevalu ja playlist nagu ta teebki nende põhjal ju otsuseid võib-olla küll on ju ja kas minna mökusse jooma või mitte just sa lähed iga kord mis kas seal on isegi mingisugune mõtteprotsess taga nii tore kõik see või selle Tess kõik arvavad et on joodik nii tore okei 3-2 ta me ei arva me teame okei ma võtan mingi teistsuguse ka siit või okei kõige valjemad inimesed kardavad tihti vaikust kõige rohkem Mait see legit on tema lause küll jah ma ei saa midagi vastu ma juba kujutan ette ka kuidas ta ükskõiges ütleb seda ja siis paneb juuksed kõrva taha samal ajal okei oota Roger palju sul punkte on mingi 7 tal on 3 me oleme viigis praegu no nii iga inimene jätab jälje mõni lihtsalt poriste jalanõudega Sander Tänist rääkimas jah on küll jah see on jah see on nii Sander okei siin ei ole enam nagu okei 4 punkti Rogeril ma isegi ei vaidle vastu see oli päris hea nii ja tuleb järgmine mõni lahkumine ei murra sind ta lihtsalt näitab kui kaua sa juba murdunud olid kui see nagu läbi pisarate siis võib tänn olla ma ta nagu nutab mõni lahkumine ei murra sind ta lihtsalt näitab kui kaua sa juba murdunud olid ma ütleks jälle Mait
aga no vaata nüüd Mait on nagu siuke väike cheat code ka vaata. Jaa, ta sest ta ütlebki siukse ta asja. ütleb mingi fucked up kuradi luulelisi asju vahepeal. Fuck. Ja siis on karakter nagu. Aga ma mõtlen just nagu Dan nutmas oma mingit pruuti taga vaata. No. Aga jällegi ma üritan enda punkti kaitsta. Ühesõnaga ma ei tohi Mait enam kasutada. Panen uue reegli. ei, tegelikult ei vahet ei ole, ma ei tea, võib ikka ju. Okay. Mõtlen, kellel kõige rohkem mingit südamevalu on kogu aeg, vaata. Siis see on nagu Dan. Dan mõtleb hästi nagu, läheb hästi süvitsi sinna oma valusse. Ja ei armasta valu. Ja. Ta ütleb, et see on see, kus ta loome tuleb. Jah. Okei, tuleb järgmine. Mõni ego tuleb ainult kallimas pakendis. Ma tean juba, kes see on, ma ei ütle. Me ei tohtinud öelda seda. Mõni ego tuleb ainult kallimas pakendis. Maita. Tahtsin öelda küll, aga mõni ego tuleb lihtsalt kallimas pakendis. Hakkasin Johannes ütlema. Mõni ego tuleb kallimas. Oota, kes meil? Mõni ego tuleb ainult kallimas pakendis, siis see on Rivo. mõni ego tuleb kallimas pakendis. Mõni ego. Ma ei tea, seda ei ütlegi keegi vist. Mõni ego tuleb ainult kallimas pakendis. Mul on vaja ühte kindlat stiili, sest et ma tahan ühte ego mikut ka. Kedagi promoda. Kedagi... Mõni ego tuleb lihtsalt kallimas. Mis see tähendab? Tuleb kallimas pakendis. Ego. Et siis nagu kui on mis seda on? Aga ma lihtsalt mõtlen, kui on sita iseloomuga mees, aga ta on rikas. Ei, ma arvan, et see on nagu selles, et vaata, et mõni ego tuleb kallimas pakendis, et seda oli nagu raske välja teenida, vaata. See oli nagu, selle hind oli kõrgem. Mina arvan, ma ei tea, selles mõttes, ma ei tea, kust ta need laused maha loeta. Ma ei tea, tema otsis nüüd. Neil lihtsalt tessid EM-id kellelegi. Sander. Kuule, nii kaua kui sa otsid, ma tahtsin, minu viimane küsimus, mis ma tahtsin küsida õudselt sinu käest. No. Kas sina, vaata sa kolisid Tartust Tallinnasse, kas sa oled siin Tallinnas nagu nii rahul oma eluga, et sa ei taha siit mitte kuskile minna või sa ikkagi mõtled, et kunagi pensioni palju eest tahaks kuskil maal, rahus, vaikuses kasvatada kitse ja... Hullult meeldiks maal olla, aga see võiks olla nagu siuke maakodu, et ma saaks nagu linnale lähedal ka olla, vaata. Et mitte liiga kaugel, vaata. Mul siis, kui ma oleks nagu kuskil, oh my god, ma ei viitsiks nagu vaata seda, et ma mingi elan maal ja siis ma sõidan ja siis mu lähim linn on mingi, ma ei tea, Rakvere. Siis mul on see, et mida ma teen siin. Mitte pahaga, nagu äge linnus ja aga ma ei ole vaibinud nagu. Et ma mõtlengi, et see maakoht peaks olema nagu niuke, et ma saan nagu päriselt siis minna kas Tallinnasse või Tartusse sealt. Aga siis mulle meeldiks. Ja Tallinnas oleks nagu parem, siis rohkem asju lihtsalt. Aga linnale mulle tegelikult meeldib Tartu rohkem. Et see on siuke keeruline küsimus. See on mõnsa. Keeruline linn Tartu. Ma tahaks Pärnus elada. Pärnus talvel, mis sa teed seal? Kui sa mõtle, sulle meeldib praegu nagu mökus käia, sa nagu romantiseerid Pärnut, aga mõtle nüüd nagu talv, on ju? Ja siis, kui sa lähed mingi Uku pubisse või ma isegi ei tea, kas siuke asi eksisteerib. Ei nagu suvel elad Pärnus, oota. Ja, aga siis, ma ei tea, kas... See ei ole päris maale elamine. Ma mõtlen ikkagi see kolid maale. Ei, mulle nagu väga meeldiks. Ei, ma ikka vaatan seda, neid David Beckhami, neid TikToki asju, kus ta ärkab üles ja võtab kanalast muna endale ja niimoodi mõtlen, et ka teemseks nii äge. Aga jah, ma ei tea, kas see nagu päriselt, kas ma suudan seda nagu kunagi päriselt nagu mängida välja ka, I don't know. Ikkagi need mehed, kes kasvavad linnas üles, need ikka ei taha siit kuskile väga minna. Vaata, sa lihtsalt hakkad nagu, vaata, see sõltub nagu nii vanusest ka eluetapist, on ju. Sest ma arvan, et maal on kindlasti tore väikeste lastega, on ju. Siis, kui nad hakkavad juba koolides, huviringides, trennides käima, siis on nightmare. Siis, kui lapsed lähevad ära, siis on kindlasti jälle maal tore. Aga nüüd, kui sa oled juba jälle liiga vana, siis on jälle maa nagu kohutav, vaata. Kõik on nii kaugel,
mingi sitt ilm on, ma ei tea, lumetuisk, whatever, nüüd sa ei saa minna kuhugi, mingid katkestused, asjad, ma ei tea. No, et sul on lihtsalt nagu, ma lihtsalt nagu üritan mõelda, kuidas oleks nagu kõige parem nagu elu kvaliteet. Need on vale hirmud sul. Tegelikult maal ei ole enam väga elektrikatkestusi ja... No jaa, aga kui me nüüd ikkagi, sa pead iga kord sõitma. No pead. Kuhugi kaugele. Ja see on juba bammer. No pool tundi sõitu pole hullu. No ma ei tea. Plus mul, kui see on, ja vaata, see sõlt tegelikult, kus see maakoht ka, kui see on nagu ikka väga looduskaunis on ju, et seal on mingi ojake ja mingi ilus sambalane mets ja niimoodi. Et on nagu tore jalutada seal ümbruses. Nagu mingi Keila joalt siia ei ole ju palju maad. No jaa, aga ma ei tea, ma Keila joalt ei ole ka nüüd väga vaibinud kunagi otseselt, aga mul tegelikult meeldivad Lõuna-Eesti metsad rohkem. Aga ma mõtlen jah, et no ikkagi ma ei tea, sa tahad mingi kinno sööma minna kuhugi, ma ei tea, mingi huvitav. Vaata, mul ikkagi meeldib, jah, mul veel bubble tea. Kus ma saan sul maha saa? Ma ei hakka ise kuradi taipoka palle tegema kodus. Samas, võib-olla hakkaks, kui oleks ikka piisavalt äge kompleks, on ju. Siis see sinise kütuse asi mulle väga meeldis. See mulle nagu väga meeldiks. Ei, sa saad valget kütust ka tellida niimoodi koju. Siis mulle tegelikult meeldiks haigelt nagu jah, mingite kuradi masinatega seal möllata on ju, need kõik on nii kallid ka, nii et ei ole, Russi saab mingi 5 tonniga kätte juba. Või Belarussi. No jaa, aga siis seda sa pead ostma mingi 2-3 tükki, et sa saaksid neid juppe oma vahel vahetada, nii et see ei ole ainult 5 tonni. Kuradi sa arvad, et mul ei ole kuradi vanaisal traktoreid olnud. Ma tean küll, kuidas see asi käib. See sitt ainult laguneb ära sul kogu aeg. Okei, aus. No on ju tegelikult. No on. Tere, siis ma mäletan, mingi sellega oli, mis see Belarus on see sinine või mis see siuke sinine? Vanasti olid sinised, nüüd uued on punased. Ja, sest selle vanaisal oli ja siis sellega oli niimoodi veel, et ostiski neid kohe eos nagu mingi 2 tükki. Siis oligi mingi see kuradi sitt hakkab lagunema. Minu arust sellel oli isegi niimoodi, et madala käiguga siduriga pidurdas. Et piduri ei töötanud? Kuidagi, ei, pidur töötas ka, aga kui siduriga panid, siis ta pidurdas ka. No jah, või äkki see oli lihtsalt see, et ta on nii raske ja siis kui veo võtad tagant ära, siis ta lihtsalt jääbki seisma, ma ei tea. Aga täiesti siuke pidurdamise efekt oli nagu sidurit vajutades. No ikka. Ja siis lükkad käigu. Kui sa selle käigu sisse saad kuhugi. Ja see, et see käik on välja mõeldud kohas ka. Lihtsalt kangi jalga vahel. Skeem on akna peal, kui on. Ja hui oli. Aga ma ei mäleta, minust oli jalga vahel see käigukang. Üli ebamugav oli nagu. Et umbes seal on see 9. käik, umbes seal on 6. Ja tegelikult ei ole vahet. Tunneta. Pane mis iganes käik tahad. Saad 3. ka koha pealt minema. Nii. Sa ei olnud valmis selleks, et me oleme kuradi maapoisid siin. Ma lihtsalt teist korda juba Kaspariga oli ka hull pikk see arutelu. Vaata, meestele meeldib. Traktoritest. Ei, ma olen harjunud sellega. Seal on midagi nii põnevat. Rivo ütles, et ükskord tahab, suvel tahab minu maale tulla, siis tahab minu traktoriga sõita, see, millel ongi see, et mõistate ise, mis käikus on. Ma filmin seda. Ma panen üles. See päris hea. Jah. Tore, ta võib-olla isegi ei ulata seda sidurit alla vajutada. Rivo. Mitte Levo, Rivo. Rivo ikka ulatab. Ta on pikk poiss. Ma jätan, et see oli nagu ülikaugel sellest juurde. Ma olin väike poiss. See oli väike poiss. Ma olingi mingi levost mingi 10 senti pikem. Kõige väiksem inimene. Nii, okei, sul on see viimane küsimus. Ma leidsin lõpuks ühe ideaalse. Ta või meie mängu. One for gold. 2, 2, 3, ei 4. Ei, mul on mingi 5 kindlalt. Okei, mul on 2. Tegelikult võib-olla on 4, ma ei tea. Teeme mingi 3 punkti peale, et siis võib kõik võita või? Tavai. Viimane. Ma nii loodan, et kui ma kohe selle ära pakun, siis teete kõik nõus sellega. Vahel võiks arvata, et kindlaim märk teiste intelligentsete olendite olemasolu kohta universumis on see, et keegi neist pole meiega ühendust võtnud. Tainis. Ardo. Siuke Ardo siis, kui tal on kopp ees vestlusest. Tainis. Ma ei ole Ardoga rääkinud kunagi niisuguse vestlusi. Ma arvan, et ütleks, no jaa, ja siis ütleb selle lause. Ta lihtsalt otsis praegu Tainise ütluse välja ja sa ütled Ardo. No. Ei, see oli Tainis, jaa. Said. Yes. No said. Okei. Kuulge, me peame minema nüüd. Kell on juba 16.9, peame liikuma. Šõule. Aitäh, Roger, et sa tulid. Aitäh kutsusite. Aitäh sulle, et sa tulid, jah. Sain kõik oma küsimused ära küsida. Nii tore oli kuulata. Lasen teil musutada edasi siin. Me ei musuta. Me oleme sõbrad.
muisusõbrad. miks just naerad selle peale? Muisusõprade podcast. Sest et Roger on esimene inimene, kes seda pakub. Vaata, ma märkasin seda kohe. See ei ole ma olen siuke tähelepanelik tüüp. See jutt käib kogu aeg minu arust. Ma ei saaks Kaurit võtta, ta on liiga sensitiivne. Ja mul on lapsed ja tal on lapsed. Ja vaata see, et te mõlemad hakkate kohe selle peale ka minna, ei saa, kindlalt saab. Oh my god, kui fan, mõtle sul, sa kurat ei pea ise sünnitamagi, lapsed on olemas. Ma tean, ja mu ema on kõik positiivsed asjad öelnud juba ära, Kauri on maalt, tal on traktor. Ta ema tahaks mind. Mul on siuke tunne, Mems tahab rohkem sind kui mina. KTM. Jaa. Crazy. Jaga kontakti siis. Ema ütles, et Kauri on nii ilus poiss. Ta kirjutab mulle iga päev. Ja mul viskab juba kopa ette. Aga see on päris fun ju tegelikult. Kauri oleks kasu isa mul siis. Ja mees. Ta juba ongi issi. Nagu mitses. Ja siis see tõmbab sinu uuesti käima. Ja siis ongi nagu see, fuck, ja siis lõpuks sa oledki selles luubis. Täiesti putsis. Ja siis on kuradi novembrikuu väljas on sitaks külm ja pime ja sa aitad Kauril kuradi sinist tankida. Ja selle noodiga me lõpetame episoodi. Aitäh teile, kallid kuulajad. Mina olin Tessas ja Kauri ja Roger. Mina olen Kauri. Me olime kõik siin ja see oli kolmikpauk. Siin ei müüda sulle motivatsiooni, kokku tulnud on 3 humoriikooni. Siin ei siluta su ego nagu särki, saab resti nalja ja muud funny värki. Kui sul on ide, me teritame seda, kui sul on saladus, me seda ei reda. Okei, tegelikult täiega räägime välja kõigile. Kõik